Tere õhtust kõigile, tere tulemast tagasi Parabellumisse. Täna õhtul räägime Lähis-Ida konfliktist, sest nagu näeme, see jätkub. Seega räägime nii taktikalistest küsimustest. Diego Garcial asuvad raketid, sealhulgas F-35 rakett ja poliitilised arengud. Sest palju asju juhtub. Merejalaväelaste saatmine, Tripoli laev, mis jõudis just Diego Garciale, hakkab nüüd koos 2 teise laevaga piirkonnale lähenema. Sihtmärgistamine on muutunud. Viimase 72 tunni jooksul on ameeriklased ja iisraellased rünnanud Iraani maavägesid. On ka tõsi, et mereväge praktiliselt enam ei eksisteeri. Lõpuks hävitati üle 140 laeva, sealhulgas väikelaevad ja pinnalaevastiku alused. Maggiore. Rääkisime strateegiast ka eelnevates osades. Me olime öelnud, et Iraani strateegia on rünnata laheriike, et need avaldaksid survet Ameerika Ühendriikidel. See töötas kuni paar päeva tagasi. Sellest ajast, kui mõned riigid, sealhulgas Katar ja teised, kurtsid, et näiteks ühe vedelgaasisüsteemi taaskäivitamiseks kulub 3 aastat. Ja siis näitame, miks nad nii väga kardavad, sest neil on tohutud strateegilised kitsaskohad, mis on seotud teatud rajatistega, mis moodustavad 30% energia toomisest või soolavee magestamisest, sellised asjad. Toimub see, mida ennustasime. Iraani strateegia sunnib neid riike mitte ainult ameeriklastele survet avaldama, vaid ka punase joone poole liikuma ja kaasata end vaid selle loo lõpetamiseks, sest nad mõistavad, et ameeriklased ei suuda seda. Me selgitame ka, miks Iraani strateegiat on raske ainult õhuvägedega kahjutuks teha. Need kuulsad tunnelid ja nii edasi, nende mosaiikkaitse. Esimesel nädalal rünnakud vähenesid, kuid hiljem kasvasid taas. Need pole endised mahud, kuid siiski kasutatakse pidevalt umbes 100 drooni ja 30-40 raketti. See tähendab, et nad tegutsevad pidevalt, kasutades tulista ja põgene taktikat. Väike veok ilmub, tulistab ja lahkub. Ja neid on neil tõesti lõputult palju. Alustame poliitiliste ja turundusküsimustega, sest leidub ka neid, kes selle sõja pealt spekuleerivad. Ja lisaks Trumpi naljadele on toimunud ka tõeliselt suuri liikumisi. Leonardo Lanzara ja Eduardo Fontana tegelevad tehniliste küsimustega. Daniele Moro Ameerika poliitilistega. Palun, Daniele. Alustame just Trumpi avaldusega, kus ta ütleb, et neil oli pikk ja tulemuslik vestlus, mis puudutas täielikku ja lõplikku vaenutegevuse lõpetamist Lähis-Idas. Ilmselgelt räägib ta iraanlastest. 2 tundi hiljem ütlevad iraanlased, et nemad pole kellegagi rääkinud ja midagi on juhtunud. Palun. Aitäh kutse eest! Alustame siis kohe sellest, sest Trump lõpetas rääkimise Valges Majas 8 minutit tagasi ja tuli selle teema juurde tagasi. Ja põhimõtteliselt ütles ta, et me räägime juba 3. põlvkonnaga. Ta tappis esimese ja teise laine, nüüd on jäänud 3. Ta rääkis sellest grupist kui mingist teismeliste pundist, natuke fanaatilised, aga ikkagi noored, nagu Roomas öeldakse. Põhimõte on, et kui me 3-nurga teeme, siis kõige aktiivsemad riigid on Egiptus, Türgi ja Pakistan. Minu mulje, nähes ka seda, mida Washingtonis räägitakse, on see, et kohtumisi on olnud tõenäoliselt mitte otsesel kujul. Aga sõnum on täiesti selge, ta on sattunud olukorda, kus, nagu näete ka küsitlustest, on ta viimastel päevadel langenud nagu kivi. Selles olukorras oli ta ilmselt veendunud, nüüdseks on see üldine arvamus, et ta lahendab selle juhtumi nagu Venezuelas. Ta sai aru, et neil pole mingit kavatsust järele anda. Aga nagu sa ütlesid, ka laheriigid ei olnud tajunud, kui drastiline võib olla Iraani reaktsioon, kui neid rünnatakse.
See põhjustas talle suuri probleeme Pärsia lahes ja mujalgi. Aga te näete ise, eriti Aasias käies, et see nafta ja energia puudus tekitab kahju kogu maailmal. Ta ei rääkinud sellel kohtumisel, mis kestis umbes 40 minutit ja lõppes alles mõni minut tagasi. Ta ei rääkinud inflatsioonist ega elukallidusest, sest tal pole mingit huvi seda teemat tõstatada. Ta ei rääkinud ka Liibanonist. Kui soovite, siis saame hiljem aru. Trumpi puhul tuleb sageli tõlgendada pigem seda, mida ta ütlemata jätab, kui seda, mida ütleb. Ta ei maininud Iisraeli ega Liibanoni, rääkis vaid siis, kui sai sõna 2 minutit. On teada, et Trump on selline, kes suudab teistelt taluda vaid maksimumi. See on vaid mõned minutid. Ta ütles, et see on täielikult ameeriklaste operatsioon koos iisraelastega. Nagu öeldakse, me võidame ülekaalukalt, ütles Exet. Meie sarnaseid tublisid pole kunagi varem olnud. Nad kordavad sageli, et nende relvajõud on maailma tähtsaimad. Ta tegi lihtsalt oma tavalise nalja Ukraina kohta, seega Zelenskõi, Putin. Ma olin kindel, et suudan asja lahendada, aga neid kahte ma küll ette ei kujutanud, et nad tõesti vihkavad teineteist, ütleb ta. Aga vaata, nad tõesti vihkavad teineteist. Põhimõte on see, et minu mulje, ütlen seda vana ajakirjanikuna, vana igas mõttes, on see, et see Itaalia õhtu Ameerika pärastlõuna näeb, mis järgmistel päevadel juhtub. See tähendab, mulle jättis see mulje, et ta ei olnud seal hoopleja. Selles mõttes, et ta ei olnud objektiivselt võimeline ütlema, kas ta saab hakkama või mitte. Ütlen veel midagi, sest olete sõjandusasjatundjad. See tähendab, nagu Mirko ütles, langevarjurid on tulemas seal. See võib olla surve nendele kõnelustele, millest kirjutatakse. Minu arvates on need selles etapis kaudsed. Ja igal juhul need, kes seda kanalit jälgivad, teavad, et need toimuvad pigem selle tegelasega, kes on parlamendi esimees, aga pole aru saada, kui kaugele see ulatub. Tundub nagu mingi Iraani versioon duost Vitko Kutšner. Nad meenutavad Totot ja Pepino, keda saadetakse ilma tõlgita ja kaartideta maailmas ringi rääkima arusaamatutest asjadest. Ja siis selgub, et tegelikult ei kavatse iraanlased üldsegi loobuda tuumarelvast. Sellele ta rõhutas 56 korda. Iraan peab unustama tuumarelva saamise. Sellest ei tule midagi välja. Ma ütlesin ei ja ütlesin ei, las nad ise vaatavad kõik. Seome nüüd mõned punktid kokku, sest selles Trumpi tekstis, mida ma teile enne näitasin, on ka üks kõrvalosa. Nad olid talle juba lõksu seadnud, et ta tuleks rääkima ja israellased kasutasid seda ründamiseks. Nii et minu arvates hoiavad nad üsna madalat profiili. Sein, seal on tohutu strateegiline probleem. Need on haavatavused, mis on Bahreinil, Kataril, Kuveidil, Araabia Ühendemiraatidel, Iisraelil, Saudi Araabial, Omaanil, Jordaanial ja Iraagil. Nad sõltuvad väga palju ühest ainsast rajatisest. Selles mõttes, et kõigil neil on vähemalt üks rajatis. Bahreinis on 3 rajatist, mis toodavad ligi 30% joogiveest, soolavabast veest ja elektrist. Kui Bahreinis need 3 rajatist rünnata, kaotavad nad 30% joogiveest, soolavabast veest ja elektrist. Kataril on enam-vähem samad haavatavused, nagu näete enamikul riikidest, on just sellist tüüpi haavatavused. Trumpi sõnumis teises etapis on kirjas. Mina lõpetasin, nüüd toon teid tabasi. Loeme selle ette. Ma peatasin rünnakud 5 päevaks. Sõda on praktiliselt 5 päeva pärast poliitilist otsust. Iraani energiarajatiste, energiablokkide vastu, mis juhtub, kui
tema 5 päeva pärast hakkab neid energiarajatisi ründama. Väga tõenäoliselt teevad iraanlased sama Pärsia lahe riikidele. Ja see on miski, mida Pärsia lahe riigid ei saa endale lubada, sest neil on see sisemine haavatavus. On toimunud ka muutus Iraani strateegia avaldada survet ja tekitada kahju Pärsia lahe monarhiatele, et survestada ameeriklasi. Nüüd juhib ta neid järk-järgult aktiivseteks osapoolteks. Viimased uudised, kui soovite arutada, Leonardo ja Eduardo, puudutavad just seda, et mitte ainult Saudi Araabia pole enam passiivne, vaid on liikunud seisukohale, kus nad ei vasta kohe, vaid jätavad endale võimaluse reageerida. Nad survestavad ameeriklasi asja lõpetama ja isegi osalema. Sama kehtib ka Araabia Ühendemiraatide kohta. Loomulikult, kui 2 alustavad, siis tulevad praktiliselt ka kõik teised järgi. Kui on nii suur risk, et ta 5 päeva pärast ründab energiasüsteemi, teavad nad, et tõenäoliselt kaotavad need süsteemid. Kuna keegi ei kaota midagi, võib seal tõesti midagi juhtuda. Patatrak, kus sõda laieneb tõeliselt kõikidesse riikidesse ja mitte ainult passiivses kaitserollis. See on ilmselt kõige hullem stsenaarium, mida suudame ette kujutada. Tiim, et lõpuks ameeriklased loobuvad ja need monarhiad jäävad lõputult Iraaniga sõtta. Jah, aga minu arvates täpselt olen nõus sellega, mida sa just ütlesid, selles mõttes, et ka mina näen seda. Tervitan kõiki, vabandust, mul polnud aega seda varem teha. Ka mina näen seda suundumust, ehk siis laias laastus tunduvad Pärsia lahe riigid olevat rohkem valmis sellesse konflikti otseselt sekkuma. Seega võivad nad isegi oma õhujõududega rünnakuid korraldada, osaledes otseselt sõjalistes operatsioonides. Selle kohta ütleksin esmalt, et kõik need riigid, peaaegu kõik, on juba üsna tugevalt sellesse konflikti kaasatud. Mitte ainult selles mõttes, et neid võib tabada Iraani vasturünnak, aga nad elavad justkui mingis vahepealses seisundis, kus nende territooriumi kasutavad Ameerika Ühendriigid. Nad lendavad nende territooriumi kohaleks. Mõnikord kasutatakse ka nende lennubaase. See on alati olnud veidi varjatud, aga viimastel nädalatel on see päevavalgele tulnud. Tegemist on isegi ühe enim kasutatud lennubaasiga. Siin jõuame Jordaaniasse, mis on üks Ameerika Ühendriigid õhujõudude enim kasutatud lennubaase. See on Jordaanias, riigis, mis sõja alguses kuulutas end neutraalseks. Siin elatakse justkui limbos. Lisaks sellele midagi, mis on just viimastel päevadel rohkem dokumenteeritud. Mitmed Pärsia lahe riigid on samuti lubanud Atakamsi rakettide, õigemini mitte Atakamsi, vaid Atakamsi järeltulijate väljalaskmist. Mõnel juhul lühidalt Ameerika HIMARS-i süsteemidest oma territooriumilt. See on kindlasti sealt juhtunud, sest mujalt nad sinna ei ulatuks. On ka mõned videod. Seega see eeldus võimaldab öelda, et on oht eskalatsiooniks. Eelkõige õhujõudude, aga ka nende riikide raketivägede osalemise seisukohalt võib näha, et nad võtavad osa ründavatest tegevustest, mitte ainult kaitsetegevustest, nagu nad juba oma territooriumil teevad. Loomulikult, aga minu arvates on nad juba piisavalt segatud ja see ei muudaks võib-olla tasakaalu väga palju, sest ma ei usu, et nende riikide laskemoonalaod, täppislaskemoon, suudaksid tänapäeval oluliste sihtmärkide ründamisel otsustavat rolli mängida. Võib-olla küsin ka Leonardo arvamust selle kohta. See hõlmab maa-aluseid raketibaase ja needagi. Arvan, et nad ei suudaks teha rohkemat, kui Ameerika Ühendriigid ja Iisrael juba teevad. Samas, nagu Mirko õigesti märkis, on oht saada olulist kahju infrastruktuurile, tõesti väga olulisele infrastruktuurile. Juba Iraani vasturünnakute esimesel nädalal said need natuke pihta. Nagu üks mees ütleb hullumeensega, vabandust, mitte surnud, vaid hullumeensega need Pärsia lahe riigid. Esimene vasturünnak toimus, me kõik nägime seda.
ning minu arvates ei soovitud sihilikult tabada soolavee eemandamise seadmeid. Nad ei sihtinud teadlikult kõige olulisemaid taristuid, kuid on juba näidanud, et suudavad rünnata erinevaid objekte, mis teoreetiliselt on kaitstud kas maailma kõige arenenumate ballistikavastaste süsteemidega või vähemalt väga oluliste õhutõrjesüsteemidega. Mida see tähendab? See tähendab, et kui tehakse kõik, mis võimalik ja need riigid liituvad seega otseselt konfliktiga. Nagu te ütlesite, olen ka mina nõus, et on väga reaalne võimalus näha neid taristuid kahjustatuna või rünnatuna. Nad pole esimestel päevadel suutnud neid Iraani rünnakutes piisavalt kaitsta. Edasi sõltub palju Iraani võimest jätkata rakettide ja droonide tulistamist, mis aga tänase seisuga näib siiski püsivat ohtlikul tasemel. Ja, nüüd on minu kord. Tere kõigile, jah, see on täiesti õige. Ma räägin seda nii. Kui see lugu algas, oli Iraanil 2 võimalikku strateegiat. Esimene oli rünnata sõjalisi sihtmärke. Ja lihtsalt kogu jõuga tulistada lahe piirkonna baasidele. See on üks lähenemine. Mitte asümmeetriline, aga veidi vähem. Ja siis teine võimalus rünnata ka tsiviilsihtmärke. Et teha seda, mis hiljem juhtus. See tähendab poliitilise ja diplomaatilise surve avaldamist laheriikidele koha peal. Nii et see mõjutaks elanikkonda, turvatunnet, poliitilise tegevuse otstarbekust ning survestada Washingtoni, et nad lõpetaksid selle valitud rünnaku. Teine strateegilisem lähenemine. Nad ohverdasid osa arsenali, mida oleks saanud kasutada Salti või mõne muu Ameerika Ühendriigid baasi ründamiseks Jordaanias. Et avaldada poliitilist survet. Õige või vale? Ühelt poolt oleksid nad võinud suurema jõuga rünnata sõjalisi sihtmärke, et nende pihta tuleks vähem vasturünnakuid, sest sa tunnistad, et hakkad tabama, nagu juba juhtus, rohkem tankerlennukeid, rohkem hävituspommitajaid, rohkem, siis jõuab seda kraami sinu pihta vähem. Nad eelistasid poliitilisemat ja strateegilisemat lähenemist. See on mõistlik. Ma ei tea, kas see töötab. Nagu me Mirko alguses peale rääkisime, see oli Iraani strateegilisem valik, mis on mõistlik. See on ohtlik, sest võid saada rohkem vaenlasi. Alguses vastasid Pärsia lahe riigid tugeva protestinoodiga, mis meeldib kindral kapitinile. Ja nad ei öelnud eriti midagi rohkemat. Paari nädala möödudes näete, et mõned hakkavad juba kannatamatult ootama. Ja kes tahaks sõjaliselt sekkuda? Saudi Araabia, kui rääkida lahe piirkonna õhuväest, on võib-olla parim. See, kellel on rohkem traditsioone ja väljaõpet, ma ei tea kui palju, sest ma ei nimeta kedagi, kes ütleb, et Katari ja Araabia Ühendemiraatide õhuväed on rohkem paraadiks kui millekski muuks. Neil ei ole tegelikke operatiivvõimekusi. Neil on ilusad lennukid, ilusad relvad, aga nad ei ole tegelikult võimelised missioone edukalt täitma. Ma ei tea, aga mulli tekib see kahtlus. Selles punktis peab Iraan, ja ma lõpetan, tegema kokkuvõtte oma strateegilisest valikust. Kas ta tegi õigesti või valesti? Nüüd saame teada. Viimasel ajal on olnud rohkem rünnakuid Iisraeli vastu. Kas ma ütlen õigesti, Mirko? Tegevused on ümber suunatud. Nüüd ma näitan teile üht graafikut, mille numbrid on natuke segased. See on tehtud Anadolu poolt. See on üks Türgi asi, mis võib-olla natuke liialdab. Aga ka see lugu ise on vaieldamatu, nii et ärge vaadake numbreid, mis minu arvates on 2 või 3 korda suuremad kui kõigil teistel allikatel. On selge, et nägime seda veebruarist 88 kuni märtsini 15. Vaadake nooli, Iraan ründab. Enam-vähem jagunesid need kõigi vahel üsna palju Araabia Ühendemiraatide suunas, üsna palju Kuveidi suunas ja järjest vähem Saudi Araabia, Bahreini ette.
kui te märkate, siis alates 16 kuni 18 märtsist lõpetasid nad praktiliselt Omaani, Jordaania, Katari, Bahreini, Saudi Araabia, Kuveidi ja teiste ründamise. Ja kogu tähelepanu oli Iisraelil. Mis on mõistlik, sest olgem ausad, selle idee juht on pigem Tel Avivis kui Washingtonis. Kas me võime seda öelda või peetakse meid vandenõuteoreetikeks, inimesteks, kes räägivad ainult Epsteinist? Olge ausad, selle loo taga on palju Iisraeli mõju. Ja võib-olla iraanlased on aru saanud, et nende strateegia, väga strateegiline, väga poliitiline, töötab kuidagi. Seejärel survestavad nad Iisraeli tugevalt, et teda veenda. Ja siin ma arvan, et varem või hiljem räägime me pealtkuulamiste määradest, sest mõned neist lähevad läbi. Tõsi? Jah, Iisraeli kohta on suur tsensuur, ajakirjanikke blokeeritakse. Need on andmed, võib märgata langust 28 veebruar. Raketid, droonid, 350 raketti, 800 drooni ja nii edasi. Selgelt näha, et umbes 8. ja 9. kuupäeva vahel on uskumatu langus. Siis märkate, et need jäävad stabiilseks. Nüüd oli isegi väike tõus mõned raketid, sest nende kasutamine muutub raskemaks. Sellest räägime hiljem. Neile tehakse jahti, on näha palju videoid pommitamistest just üksikutele droonisüsteemidele, kas silla all või tunneli väljapääsu juures ja nii edasi. Droonide puhul on seda palju vähem. Need jäävad stabiilseks. Kui on olemas püsivus, siis minu kui sõjaväelase vaatenurgast tähendab see, et sa ei suuda vastase jõu reageerimist sellest piirist allapoole viia. Ja kuna see piir on piisav, et tekitada palju probleeme Pärsia lahe riikidele, siis ütleksin, et sa ei ole oma eesmärki saavutanud. Lisan veel ühe asja. Sellest graafikust on selgelt näha üks detail, mida võib-olla eriti ei märgata. Need punased raketid hõlmavad teoorias nii ballistilisi kui tiibrakette, kuid minu teada on enamik neist ballistilised. Iraanlased kasutavad palju ballistilisi rakette, kuid neid tundub vähe olevat. Kujutage ette 1015 ballistilist raketti päevas, mitu kuud järjest. Vene-Ukraina konfliktis kasutatakse palju relvi. Seega 1015 ballistilist raketti päevas on väga suur arv. Loomulikult me ei räägi siin. Toon paralleeli, Eduardo. Viimases Vene rünnakus kasutati 300 drooni, ligi 10 Kpaka tüüpi ja 7 Iskanderi ballistilist raketti. Me räägime keskmiselt 25-30 Iskanderist päevas. Ja tegelikult on see midagi, mida kiputakse alahindama, sest me oleme juba harjunud nende tohutute droonide arvudega ja seetõttu alahindame võib-olla nende ballistiliste rakettide väga suurt tähtsust. See tähendab, et kui neil on eelkõige võime sellise tempoga jätkata, siis tahaksin öelda, et varsti on neil võime mitte ainult kasutada neid, mis neil laos on. Mägede sees, mägede baasides, aga ka mingisugune tootmine, mis jätkub, vähemalt mõnede mudelite puhul. Kui ma graafikul ei eksi, on nad kokku lugenud kuni 1400 välja lastud raketti. Enamik neist ilmselt ballistilised. Andmed Iraani ballistiliste relvade varude kohta muutuvad muidugi sõltuvad sellest, kes neid vaatab. Kui sõda kestaks kuid, lõpeksid esialgsed varud kiiresti. Põhimõtteliselt oleks see tõestus, et Iisraelil ja Ameerika Ühendriikidel ei õnnestunud kogu ballistiliste relvade tootmist neutraliseerida. See on ka üks võtmeeesmärke. Kui Iraanil õnnestub säilitada ja ümber paigutada vähemalt ühe lühimaaraketi ja ühe keskmaaraketi mudeli tootmine. See on miinimum, mis on vajalik Iisraeli ja Pärsia lahe riikide ähvardamise jätkamiseks, kui neil õnnestub 2 mudeli tootmine käima panna. Alustes baasides või piirkondades, kuhu Ameerika Ühendriigid ja Iisrael ligi ei pääse, peamiselt maa all või riigi nurgas, kuhu neile on kõige raskem jõuda. See on oluline, Trump, vaatan selle üle. Kulumissõjas, kui sõda ei peatu ja muutub üldiseks nagu Venemaa-Ukraina konflikt. Just seal tahad näha, kuidas tuleb mängu alguses räägitud pealtkuulajate varude ja tootmise teema. Kui see kestab kuu või 2, on üks asi, aga kui kauem on hoopis teine.
kui vastane võib sulle saata 10 küll. Vabandust, tal pole vaja 100 raketti lasta. Nägime seda ka siis, kui lasid 300. Kahjud ei olnud lõpuks suured, eriti sõjalistele sihtmärkidele, vähemalt need, mis olid eelmisel aastal. Täna suutsid nad tabada palju sihtmärke, palju täpsemalt, eriti nägime radarisüsteeme, TAD ja nii edasi. Neile piisab kriisi hoidmisest, mis muutub ameeriklastele talumatuks, kui nad lasevad välja 100 drooni ja 25 raketti päevas. Tõenäoliselt on neil selleks varusid 6 kuuks või aastaks. Ausalt öeldes, arvestades ka tootmist, saavad nad seda strateegiat jätkata. Need on statistilised andmed riigiti. Iraani ballistilised raketid ja droonid, mis on välja lastud Saudi Araabia pihta. Nagu näha ja need siin on Bahreinis, on need järk-järgult vähenenud, nagu näha, need on suunatud Araabia Ühendemiraatide vastu. On selgelt näha langust võrreldes algse strateegiaga. See, mida sina ütlesid mosaiikkaitse kohta, mida ma olen ka tihti maininud, kui vaadata Iraani, siis see näeb välja nagu Mordor. Kui oled ümbritsetud mägedega ja keskel on org, siis palju õnne. Seda riiki pole lihtne vallutada, seal elab üle 90 miljoni inimese. Kõige raskem on, et nemad on selleks juba 40 aastat valmistunud. Ja sellised baasid, nagu näha võib, tulevad välja, kasutavad kuulsat tulista ja põgene taktikat. Tulevad välja, tulistavad, aga suurema osa ajast on nad siin sees. Tõsi, et võid tunnelid hävitada ja sulgeda, kuid neil on ikka 10 väljapääse, nagu muttidel. Need on ka propagandapildid, mis näitavad sulle suurt baasi. Olen tihti märganud ka videotes, et mõnikord oli see lihtsalt tavaline auk. Mäeküljel oli tegelikult veoauto, mida varjati. Selliseid võivad nad teha palju, kui soovivad. Näed, sellist tegutsemisviisi ei peata õhuväega. Need on nagu Albaania punkrid. Näen ühte küsimust, haaran sellest kinni, et teha kommentaar. See oli küsimus selle kohta, kui palju raketilaskeseadmeid neil tol ajal veel kasutusel oli. Alates viimase sõja algusest on levinud jutt, et meie enamasti väidavad iisraelased, et Iisraeli või Ameerika Ühendriigid väed on hävitanud suure osa raketilaskeseadmetest. Optimistlikult väideti esimestel päevadel, et oleme neutraliseerinud suure osa Iraani ohust. Nüüd ilmselgelt nende andmete põhjal, mida oleme näinud, ei pruugi see asi nii tõsi olla. Märgin ära, et kõigepealt loomulikult ma ei tea seda. Vastus on see, et ma ei tea täpselt, kui palju neil veel võib olla. Ütleksin, et ärge usaldage kedagi, kes väidab, et teab seda. See oleks esimene vastus. Aga eriti ärge usaldage neid numbreid, mis liiguvad ka peavoolumeedias. Need on tavaliselt pärit antud juhul Iisraeli allikatest. Nad räägivad 100-dest, kuigi viimati oli see umbes 300, osa heitjaid on hävitatud või kasutuskõlbmatud, nii et ka nemad jätavad endale taganemistee. Selle avaldusega arvestades videotest nähtavaid tõendeid, millel on kõik põhjused üles panna. Muide, need kõik on täppisrünnakud, nii et suurem osa, tegelikult minu arvates kõik need rünnakud on põhimõtteliselt visuaalsete tõenditega üles filmitud. Oleme tabanud ja hävitanud umbes 40 raketilennutajat, mitte 300. Olge ettevaatlikud, kui peate raketilennutajad asendamatuteks. Need veoautod on teleskoopilise stardisüsteemi ja liikuva stardirambiga. Minu arvates pole see eriti kõrgtehnoloogiline. Jah, keskendutakse natuke liiga palju sellele, nagu need oleksid asendamatud. Samas on üks lihtsamaid tootmisi, mida saab uuesti käivitada, just nimelt raketilennutajate tootmine. Ja sa räägid raketilennutajatest, rakettidest ja droonide stardiseadmetest. See on põhimõtteliselt APK stardirambiga ja nii on. Mõnikord piisab tõesti ainult rõdust, pole isegi APK-i vaja. Keegi toob selle sulle lihtsalt kohale ja kõik. Näitan veel graafikuid ikka selleks, et näidata, kuidas me võrdleme. Nagu näha, on alguses tohutu langus ja siis stabiilsus, mis jääb enam-vähem samaks. Andmed on sarnased 320, 25, 38 ja umbes 100 drooni kohta. Nagu näete, selle pideva trendiga on ilmselgelt turgudel surve.
See tähendab, et merikindlustustele ei ole mingit vahet, kas lendab 25 drooni või 100, kas lendab 10 raketti või 30. See ei muuda absoluutselt midagi. Asi on selles. Nad kindlustavad sind ka siis, kui lendab vaid üks, sest nemad säilitavad rohkem ja kohanevad ilmselt suurendades kohanedes. Rakettidest ei tohi rääkida, kuid miinid on olemas. Laevad ei vaja ainult seda, Ormusis piisab palju odavamatest ja kulutatavamatest asjadest. Ka enesetapelikud meredroonid ja first person view droonid võivad sinna jõuda. Nad teevad küll vähe kahju, aga kui nad tapavad meeskonna, võib-olla ei leia see enam nii lihtsalt uut naftatankeri meeskonda. Vaesekesed piisab, kui nad ajamid korraga tabavad. Jõuame taas poliitilise küsimuseni. Naftakauplejad pärast Trumpi teadet ja Iraani ümberlükkamist panustavad futuuridele ja teenivad kasumit. Kui ma ei eksi, toimus umbes 1000 miljardi ulatuses tehinguid 650 miljoni eest. Kui sa tahad meile selgitada, Daniele, miks sellest räägitakse ja kuidas see on peaaegu nagu missioon, siis palun. Nad ei räägi sellest ainult erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel kogu maailmas. Valitseb selles osas haruldane üksmeel. Sellistes olukordades praktiliselt kõik ütlevad, et toimus tohutu siseringi tehing, vaid mõned minutid enne seda, kui Trump rääkima hakkas. Ja kui sa lähed täpselt 5. siin see on pressiteate 5. lõigus, British Broadcasting Corporation. Seal on Valge Maja reaktsioon süüdistusele, millega turud on praktiliselt ühel meelel. Valge Maja ütleb, et me võitleme siseinfo kasutamise vastu. Nagu öeldakse, öelda ja mitte öelda. Aga sisuliselt on see asi tekkinud meie enda sees. Teine tähelepanek, mis on pigem poliitiline, viib sind tagasi kogu selle teise Trumpi presidendi aja organisatsiooni juurde. See on see, et New Yorgi väärtpaberi- ja börsikomisjon ehk siis asutus, mis peaks teoorias siseinfo kasutamise vastu võitlema. Viimane asi, mida selle presidendi ajal tehakse, on minna uurima, kas keegi on äkki 15 minutiga rikkaks saanud. Nii et sul ei ole mitte ainult väga halb ja korrumpeerunud sõnum. Põhimõtteliselt sa oled varastanud, ütleme nii, sa oled varastanud. Ja avaldusest, vastusest, mille Valge Maja annab British Broadcasting Corporationle, on näha poolik tunnistus. Et kõik sai alguse ja see on maailma kõige tõenäolisem asi. Sest oli tõesti raske nii vähese etteteatamisega sellisesse sündmusesse sekkuda. Non puoi muoversi 650 miljoni dollari liigutamiseks tunniga peab eelnevalt ette valmistuma. Absoluutselt. Mitte ainult, sul peab olema ka süsteem, mis on valmis sellist tüüpi panust vastu võtma. Ja sa pead, ma rõhutan, teadma, et isegi kui nad sind tabavad ja võib-olla mõni uuriv ajakirjanik avastab selle lähiajal, siis väärtpaberi- ja börsikomisjon ei tee sulle absoluutselt mitte midagi. See tähendab, et sa oled mänginud süsteemi sees, kus sul olid andmed, mida sa ei tohtinud kasutada turgude kahjuks. Sina varastasid raha teistelt investoritelt, mitte lihtsalt turult. Kes vastutab turutoimingute korrektsuse kontrollimise eest? Sa juba tead, et ta laseb sul saagi minema viia. Ja head ööd kõigile. Need on operatsioonid ja lõpetan sellega, mis tegelikult on registreeritud alates teise Donald Trumpi presidendi ametiaja algusest. Lapsed on internetis muutunud paljude Ameerika taskuhäälingute naljanumbriks. See tähendab, et Kushner raha, mida ta saab laheäärsetelt riikidel, see on Ameerika, mis veel 20–30 aastat tagasi, olgu ta vabariiklik või demokraatlik, poleks kunagi talunud sellist korruptsioonitaset. See on korruptsioon.
see jultumus ei tähenda lihtsalt, et ma aitan Putinit ja sina lubad mul ehitada piishotelli Moskvasse, vaid siin on tegemist palju suurema operatsiooniga. Sina, kellel on teatud midagi väheolulist. Kas sa mäletad sellise siseinfo kasutamist esimese või teise lahesõja ajal? mitte sellel tasemel, ei mina sellisel tasemel mitte kunagi. Mitte ainult, aga kui sa mõtled, siis rõhutatakse pidevalt, et see lõbuskoopia meenutavad mulle Totot ja Pepino Milano Duomo väljakul. Kuulus stseen, Nouveau Levin, Savoy, Wittkok ja Kushner müüvad seda ikka veel kui kahte eluvõõrast, kes rändavad mööda maailma ringi, teevad segadust, ei saa eriti aru ja Trumpile sobib see nii. Tegelikult ütleb see siseinfo kasutamise operatsioon sulle, et kaalul on palju rohkem. See pole lihtsalt nii, et sulle kingitakse kasutatud jumbo. Presidendile või šveitslastele toodi kuldlingot. Vaene Machado, opositsioonijuht, tõi talle Nobeli preemia. See juhtum puudutas, ärge alahinnake selle tõsidust. Kogu maailma kapitalismi, mis investeerib New Yorgis börsil, sest kui sa teenid seda raha, ma rõhutan, siis oled sa selle kelleltki teiselt varastama. Võib-olla hakkavad nad Euroopasse rohkem investeerima? Ei, see on vastupidi. See on veel üks asi, mida ma pärast neid spekulatsioone mõtlesin. Tõsiasi, et väga paljud gaasilaevad, mis olid teel Euroopasse samal ajal, kui see segadus juhtus. Vaadake neid, need olid Mistral, Sinsima, Elisarde ja vaadake, millise ringi nad teevad. Nad lähevad kõik Aasiasse, vaadake. Kas selles mõttes tekib väga suur probleem? Asjad, mis olid Euroopas tellitud, kuna Aasias pakuti rohkem, suunati sinna poole. Need on mõned kõige olulisemad gaasilaevad, mis olid teel Euroopasse. Vaata, kuidas äkitselt, vaata kuupäeva, sest see on huvitav asi. Äkitselt muudavad kõik kurssi. Nad tühistavad sisuliselt oma ostulepingud, sest said paremaid pakkumisi ja lähevad kõik Aasiasse. See ongi see, mis toimub ja siis sa küsid, miks meil on geenil 40% rohkem. Muide, Trump on ka ähvardanud. Siis jõuame ka Euroopa teemani. Osalege, tulge siia, sinna, tänna, sest need asjad muudavad olukorda väga palju. Kaardid laual, kaardid laual. Õnneks on peaaegu kevad käes, nii et loodetavasti on talveperioodiks gaas tagasi tulnud. Aga ka see, mida nägime Itaalias, kui Meloni tegi manöövri aktsiiside eemaldamiseks 2 nädalaks, midagi sellist, need rahustavad turgu lühikeseks ajaks, mõneks nädalaks, aga kui see asi jätkub, siis mõne aja või 2 nädala pärast oleme jälle olukorras, kus bensiin maksab üle 2 euro. Üks asi on see, mida sa saad toetada, vähemalt seni, kuni sa ei tee seda kahjumiga ja siis ma tõstan käed ülesse. Halastust ma võin kasutada erakorralisi fonde ka nende asjade jaoks. Siin aga jupume just rahasse ja kullasse. Praegu Euroopas näeme seda olukorda. Risk on stagflatsioon, stagneerumine ja inflatsioon. Mis meil juba oli energiaküsimuste tõttu. Me liigume kriisilt kriisile, kui alles taastume. Kui olime Venemaalt gaasi ja nafta ära lõiganud, leidsime alternatiivseid allikaid, kuid need olid osaliselt samuti Venemaaga seotud, sest sõltuvus oli pikaajaline. Asi on selles, et sa ei vaheta korraga 20-30% varustusest. Nii liigume ühelt kriisilt teisele. Turul pole praktiliselt kunagi võimalust taastuda, sest sa oled kriisis, kus maksad 2 aastat gaasi eest rohkem, siis see stabiliseerub ja siis tuleb jälle uus kriis. Kriisist kriisi, siis tõuseb baashind kõrgemaks kui 2022 aastal.
nii et see on suur probleem, aga eks me näeme, kuidas läheb Saksamaal, kuidas läheb Prantsusmaal, samuti ka sisepoliitilised küsimused. Me teame, et parempoolsed võidavad tõenäoliselt lähiaastatel eri riikides. Le Pen, tema järglane ja ilmselt ka Farage'i partei Inglismaal püüavad olukorda ohjeldada koos Saksamaa alternatiiviga. Aga kriisid aitavad väga palju rahvuslasi. Sest te nägite, te tahtsite maailmapoliitikat, Euroopa poliitikat, tahtsite osaleda selles sõjas siin, seal, igal pool. Nad tõusevad, mis minu arvates tähendab rohkem enda peale mõtlemist. Ei, Leonardo, jah. Euroopa üritab ühiselt olukorda leevendada, kuid igaüks mõtleb enda peale. Euroopa peaks tegelema ühe asjaga, tuumaenergiaga. Vabandust, et segan vahele. See on faas, kus vajame kedagi, kes ütleks, härrased, peame sellest olukorrast vabanema. Roheenergia on hea, aga roheenergia on ebastabiilne võrreldes riigi vajadustega. Me peame tuumaenergia uuesti päevakorda võtma, tervitused aatomi juristile. Tuleks arutada tuumaenergia üle, aga kas keegi juba räägib tuumaenergiast sõjalisel eesmärgil? Kas luua Euroopa heidutusvõime? Tuumaenergia. Tee ise oma heidutusvõime, sõber. No jah, mul on oma heidutus olemas, ma söön palju ube. Nii on. Siis peame mõtlema tuumaenergia peale 4. põlvkonna reaktoritele. Just selles valguses. Probleem on, et need ei valmi kuu pärast. Oleme hiljaks jäänud ka Itaalias, sest oleme 2 korda edasi lükanud, kuna oleme targad. Euroopa tasandil tuleb rohkem teha tuumaenergia heaks ning protsess on juba alanud. Jah, Itaalias on ka oma eripära, eks teeme tuumaenergia kohta referendumi ja Ternobyl teeme teise Fukushima. Geniaalsed. Te saite mõlemad 2 võimalikku. Aga kui meie, lääneriigid, kannatame ja oleme maailma kõige rikkamad riigid, siis kuidas ülejäänud maailmal läheb? See ongi asja tuum. Mida industrialiseeritum riik, seda rohkem ta sõltub energiast, naftast ja väetistest. Paradoksaalsel kombel on kasvaval riigil neist asjadest vähem vaja, sest neil ei ole nii mehhaniseeritud tööstust nagu meil, näiteks Põhja-Itaalias. See on eriti oluline meile, kes peame iga päev 100 või 1000 veokeid liigutama. Minna 1,7 pealt. Mäletan, et bensiin maksis veel 1,5 kuud tagasi 1,6, 1,60. Nüüd on see 35 senti kallim. Mõelge, mida see teeb kartulite hinnale, piimaveokite hinnale või ükskõik millele, mida transporditakse. See muutub tohutuks suurte kogustega. Jõuame nüüd kuulsa Diego Garcia teemani. Sellest rääkisime ühes lühivideos, aga siin kanalil pole me sellest veel rääkinud. Need 2 raketti, palun Leonardo, ma järgin sind. Siis koos slaididega. See oli üllatus, näha lendamas tundub 2 raketti kummabi kohta. Intermediate Range Ballistic Missile. Seega keskmise tegevusraadusega umbes 4000 kilomeetrit Iraanist kuni Anglo-Ameerika Diego Garcia baasini. Üllatus, sest kõik teadsime, et iraanlaste rakettide ulatus oli 2000, võib-olla 2500 kilomeetri. See oli piirang, mille Iraani režiim oli endal ise seadud, et mitte liiga palju eurooplaste tähelepanu tõmmata. Siin on see animatsioon. See näitab meile ulatust. Mõju ei toimunud, sest neist 2 raketist 1 kukkus lennuajal alla. Rikke, ma ei tea täpselt. Ja teine tulistati alla SM-3 raketiga, mille lasid välja ameeriklased aegise süsteemi juhtimisel. SM-3 on rakett, millest rääkisime siin 2 aastat tagasi. Rääkides ajaloo esimesest kosmosesõjast, midagi erakordset ei juhtunud. Houtid lasid Iisraeli pihta keskmaa raketi, mis peeti kinni väljaspool atmosfääri. Eks atmosfääriline tabamus. Animatsioonis, mida Mirko näitab, näete killvihikli. Miks? Sest SM-3 on rakett Terraria, mis on mitmeastmeline, selle viimane aste on
kill vehicle. Näete neid leegitsevaid jutte igal pool. Mis need on? 100 kilomeetri kõrgusel ehk Karmani joonel pole enam õhku, mis toetaks lendu ja juhitavust. Seega, kui sa tahad end juhtida seal, kus õhku pole, on lahenduseks väikesed ainejoapulsked ja tavaliselt on need väikesed rakettmootorid. Seega ei kasutata tiibasid, et juhtida objekti, mis lendab väljaspool atmosfääri, sest pole õhku, millele toetuda liikumiseks. Ja seetõttu kasutatakse neid väikseid joasid. SM3 on juba varem andnud häid tulemusi keskmaa rakettide vastu ja sel juhul võis see samuti töötada. Kust need 4000 kilomeetrit tulevad? On 2 fakti. 1. Või on nad kergendanud Karman Char 4 või Sejil 2 lõhkepead ja seega vähendades lõhkepea kaalu suurendad ulatust. Ja võib-olla jõuadki 4000 kilomeetrini. Või on välja lastud Sejil 3, mis on selle ballistilise raketi 3-meline versioon, mida peeti arenduses olevaks ja testimisel. See ei olnud operatiivne. Sellest räägiti, ma leidsin vastuolulisi uudiseid. Me ei tea täpselt, aga ma oletan, ja siin võib-olla doktor Fontana saab mind parandada, kui ma eksin. Kui me vähendame raketi lõhkepea kaalu, siis see ei tähenda, et me 2-kordistame selle ulatust. Sest see tähendab ka raketi tasakaalu rikkumist. Kui lõhkepead ja kaalu vähendada, lendab rakett kaugemale. Pead asju õigesti tegema, muidu muutub rakett raskesti juhitavaks langemise ajal. Ja ma oletan, et see, et üks neist 2 raketist hävis lennul omal põhjusel, võidki olla tingitud just lõhkepea vähendamisest. Võib-olla kiirustati või ei lahendatud piisavalt insenertehniliselt, aga kordan, et liigume oletuste ja spekulatsioonide tasandil. Oluline asi, ja lõpetan sellega, on selle 4000 kilomeetrit kaugusele lendava asja psühholoogiline mõju. Sõbrad ja kolleegid küsisid järgmisel päeval, kas nüüd Iraan tulistab ka Euroopat? Hiljem seome selle teemaga, sest koos Eduardoga arutame ka Ameerika baaside suuremat kaasamist Euroopas. Sest Lähis-Idas asuvad baasid muutuvad järjest vähem aktiivseks, kuna need saavad aja jooksul üha rohkem kahjustada. Ja, Diego Garcia kohta lisan, kuna juba räägime sellest. Olen põhimõtteliselt nõus selle analüüsiga, miks üks neist alla kukkus. See on üks tõenäolisemaid hüpoteese, kuna nad muutsid võib-olla kiirustades ja vähese ajaga ühte neist rakettidest, mis teoorias lendavad maksimaalselt 2000-2500 kilomeetri. Loomulikult on võimalus luua omamoodi prototüüp, mis on veidi muudetud ja ei ole riketele vastuvõtlik. Lisan veel, et kui ma ei eksi, siis ameeriklased ütlesid, et see, mis alla tulistati vist, jah, kas see või teine, ma arvan. Alla tulistati umbes 3200 kilomeetri kaugusel Iraanist, mis tähendab, et see polnud veel sihtkohta jõudnud. SM3 raketid peatavad sihtmärgid juba enne kokkupõrget. See on minu arvates oluline, sest see ei tähenda kindlust, et nad jõuavad Ego-versioni, vaid võimalust, et nad võiksid seda teha. Lisan veel ühe olulise detaili. Iraani pool on eitanud selle rünnaku sooritamist. Ilmselgelt ei saa meil olla tõendeid. Ainsad, kellel tõendid on tõenäoliselt hävitaja meeskond või need, kes on radareid näinud. Ausalt öeldes pole mul selget arvamust, kas see on võltsing või mitte. Teistel juhtudel on iga rünnak seni olnud Iraani poolt omaks võetud, kui ma ei eksi. Võib-olla ainult Türgis, kuid sealgi on kahtlusi. Antud juhul on tõsi, et tegelikult, nagu ka Leonardo ütles, on võimalik nende rakettide laskekaugust suurendada. Need raketid on suure ulatusega ja sageli raske lõhkepeaga. Seega saab ka seda... Ei, Eduardo. Paljud raketid on algselt mõeldud erinevate lõhkepeade jaoks.
näiteks kõik Vene raketid võivad olla tuuma- või kineetilised. Täpselt, juba projekteerimise faasis arvestatakse selle võimalusega. Ja veel üks viimane tegur, mis mulle pähe tuleb, on räägitud ka võimalusest kasutada isegi neid kanderakette, mida Iraan kasutab satelliitide orbiidile saatmiseks. Tal on mõned, mis peaksid olema võimsamad, kuid see oleks midagi uut. Muide, minu arvates on see meie hüpoteesides kõige ebatõenäolisem. Nii, et Diego Garcia kohta jätan need kahtlused õhku. Aitäh kõigile. Mul on alternatiivne hüpotees, mis võiks nii olla. See paneb mõtlema, miks. Iraanlased on Diego Garcia kohta ümber lükanud, öeldes, et sihtmärk võis olla mõni laev, mitte Diego Garcia. Nii, et sel juhul olid need suunatud Diego Garciale. Kui peame uskuma, et see toimus 3200 kilomeetri kaugusel, siis see sündmus... Mäletan, et mõned Iraani allikad mainisid enne sõda laevatõrje ballistilisi rakette ulatusega 1500 kilomeetri, mis on juba hullumeelne. 3000 kilomeetri. Ma pean seda täiesti ebatõenäoliseks. Lihtsalt sellepärast, et hetkest, kui rakett välja lastakse, kuni selle hetkeni, kui see alla kukub, on laev juba liikunud. Ma ei tea, võib-olla 6000-7000 kilomeetri, mis minu arvates on ebatõenäoline. Üks lisadetail, mis mulle praegu meelde tuli, on see, et Ameerika ja Iisraeli allikate kirjeldatud väidetav rünnak on tõesti tõsi. Isegi kui me usume seda 3200 mainimist, oletame, et nad suudavadki sinna jõuda, see tähendaks ikkagi jõudmist olulise osa Euroopani ja ka Sitsiiliani, samuti osa Itaalia mandriosast. See sõltub sellest, kui kaugele nad suudavad jõuda ja kas nad suudavad end ravida. Nagu graafikud nägime, on suur osa Euroopast ohus. Alati meenutan, et Iraanil pole eriti põhjus ballistilisi rakette Euroopasse lasta, sest täpsus oleks täiesti naeruväärne ja nagu me ütlesime, peaksid nad õhkepead nii palju vähendama, et sa ei saaks isegi kompenseerida vähest täpsust suure lõhkepeaga. Nii, et see oleks ainult poliitiline kasutus, ütleme nii. Aga teisest küljest, jumal küll, ma ei usu, nad teevad seda loomulikult. Mõnes piirkonnas oleks neid raske kinni püüda, kuid enamikus Euroopas, eriti Rumeenias, aegise süsteemidega peaks neid siiski püütama. Jah, ka Ameerika Ühendriigid hävitajatelt Küprose lähedal ja nende SM-3 rakettidega, mida mainisime. See tähendab, et kui need vahendid on kohal, peaksime olema kaitstud piiratud rünnakute eest. Kui Ameerika Ühendriigid hävitajad aga ei oleks kohal, leidsin simulatsiooni, mis näitas Sitsiiliat Itaalia ainsa veidi kaitseta piirkonnana. Aga siin on need tõesti üksikjuhtumid. Ma ei taha paanikat külvata, tuleb lihtsalt natuke rahulikult võtta. Enne kui vastan Daniele küsimusele Epsteini toimikute kohta, soovin vastata sellele, mida lugesin. Caracciola ütles, et lõpetatud tuurid nõuti iisraellaste poolt. Nüüd ilma solvamata. Direktorile, kui iisraellased tulistaksid, 3200 kilomeetri lendavaid rakette näeks kogu maailm nende päritolu. Neil pole lennukitel võimet lasta raketti lennult 3200 kilomeetri kaugusele Diego Garcia poole. Nad peaksid raketid Iisraelist välja laskma, aga seda näeks kogu maailm. Arvan, et kõige tõenäolisem on see Türgi variant, mis oli veidi segane. Lihtsamalt öeldes, see võis olla ka Iraani rakett, aga suunatud Küprose poole, mis nagu mäletate, on alati jäänud Türgi piirkonda Süüria kõrval. Põhimõtteliselt see, mis ulatub Süüria piirialale. Ja trajektoor, mis sealt kaudu läheb, võib olla suunatud nii Türgi kui ka Küprose vastu. Asi on selles, et kuna need hoitakse kinni väljaspool atmosfääri, nagu Leonardo näitas, olid need siiski tõrjeraketid. SM-3 laevad Küprose lähedal kaitsevad samu inimesi, keda mainisin. Meie analüütikud ei suuda tuvastada, kuhu need suundusid, vaid teavad, et need olid kinnipeetavast punktist veel kaugel. Seega oletusena võib minu arvates olla mõistlik, et need võisid olla teel Küprosele, millel me teame olevat roll sõjas. Seda rünnati droonidega, seega võib seda lihtsamini seletada. Leo, kas tead raketti, mis suudab lennata 3000 kilomeetri, kui see lastakse välja Iisraeli lennukilt? Neil on ballistilised raketid, ka õust lastavad, kuid mitte 3000 kilomeetrit ulatusega.
kindlasti mitte. Natuke okkam ja habemenuga. Tehniliselt võimalik. Ei, ära jama. Aga siis on olemas satelliidid, mis tuvastavad stardijälgi, stardi infrapunajälgi. Venelased, hiimlased, kujuta ette, kui selgub, et Iisrael tegi seda. Ameeriklased näevad seda. See on asi. Mida reklaam tähendab? See peaks olema nende tuumaheidutuse reklaam. Mõned ütlevad, et allveelaevadelt, aga iraanlastel ei ole sellise ulatusega rakette tulistavaid allveelaevu. Neil olid laevatõrjeraketid. Ja pealegi on kõik nende allveelaevad rivist väljas. India võiks seda teha, aga olge nüüd poisid, ei. Ei tea, kes tegeleb tehniliste nõuannetega. Kratša. Kui vandenõuteooriat uskuda, on lihtne arvata, et see uudis on välja mõeldud, kuna allikas on nemad. Miks peaksime uskuma, et rakett tuli Iisraelist? Äkki levitas Iisrael seda uudist ise? Ausalt öeldes mul pole aimugi, oleksin ettevaatlikum. Daniele, kas on uudiseid Epsteini toimikute kohta või on see unustusse vajunud ja miks? Asepresident Vance on viimasel ajal vähem nähtav võrreldes tema varasemate esinemistega presidendi kõrval. Ta on natuke pildilt kadunud. Kas sellel on mingi põhjus? Sest mulle tundus, et Rubio oli see, keda Ukraina läbirääkimiste ajal kõige vähem soositi. Aga nüüd on Rubio äkitselt esile tõusnud ja Vance on kadunud. Nii et kõigepealt Epstein ja siis Vance. Nii et Itaalia meedias näib kogu see juhtum olevat kadunud. Ameerika meedias on kajastus väga väike ilmselgetel põhjustel. See lugu on Inglise meedias tähelepanuväärne ja huvitav. Epsteini skandaal, New York, Kariibi meresaared, see põhjustab süsteemis kataklüsmi. Mitte ainult Inglise monarhias, vaid ka Inglismaa peaministri loos, kes valiti täiesti vastutustundetult uueks suursaadikuks, kes saadeti just Trumpi juurde, määrati Mandelson, kellest kõik teadsid, et ta oli skandaaliga seotud. Epsteini skandaali puhul mina, kes ma ei usu oma kogemuse põhjal vandenõuteooriatesse, ei usu, et ta on kadunud. Trump alustas sõda Iraaniga ja ma ei usu, et ameeriklased selle unustavad. Milles ma olen kindel, on see, et mäng pole sugugi läbi. Ma olen alati öelnud ja tahan ka Parabellumile au anda, et tema rääkis sellest loost Itaalia meediast mitu kuud varem. Epsteini skandaal ei ole ainult seksiskandaal. See on skandaal, milles on ka terve rida perverte, aga seal on ka ärihuvid mängus. Kolossaalne musta rahapesu, mis on paljudes kongressi dokumentides tõestatud. Hiljuti suri endine FBI direktor ja Trump ei jätnud kasutamata võimalust öelda oma tavapäraseid labasusi, eriti kui keegi sureb. Ta ütles, ei, need asjad. Müller viis läbi uurimise ja uurimine vähemalt selles osas, mis puudutas venelasi, kaasas väga tugevalt venelasi võrreldes Ameerika Ühendriikidega ja Epsteiniga seotud juhtumiga. Kordan, sest oleme sellest siin juba kuid rääkinud. On olemas rahvusvaheline musta rahapesu läbi Moskva Deutsche Banki ja New Yorgi Deutsche Banki. Väga paljudel juhtudel. Ehituses, olge tähelepanelikud, keskne punkt on raha, teine on teave, väljapressimised. Sest seal on ka Iisraeli teenistused, ütleme, et vaatenurgast on seal asjad viltu. Need olid mõeldud selleks, et leida üles sinu nõrkused, pakkuda neid sulle, et sind kinni püüda. Ja siis räägiti äriasjadest, tutvustest ja muudest asjadest. Nii et salateenistused, aga ma tahan öelda ka Itaalias, neile, kellel on ajaloone mälu. Kindral De Lorenzo Piano Solo juhtumi ajal koostati neid kuulsaid toimikuid poliitikute kohta.
see võinuks tol ajal karjääri rikkuda, ma ei tea. Üks oli homoseksuaal, teine oli Itaalia Vabariigi president, pettis oma naist või tõenäolisemalt pettis naine presidenti ja nii edasi. Toimikute koostamist on alati tehtud. Epsteini juhtum on endiselt ohtlik. Ma arvan ikka veel, et Epsteini juhtum pole Ameerikas sugugi lõppenud. Trump suudab seda varjata, sest nagu me enne rääkisime väärtpaberi- ja börsikomisjonis, mis on Itaalia Consoobi ekvivalent, on Justiitsministeerium esimene võimukeskus Ameerika administratsioonis, millele Trump on käe küünde pannud. Aga mitte selguse huvides, vaid kuulsuste nimede avalikustamise takistamiseks. Need ülejäänud 3 miljonit faili, mis FBI's, samuti FBI poolt, on kogutud. Ma ütlen teile veel ühe viimase asja. Daniele, oota, nii saab vastata. Nad ütlevad, et teooria on, et Ameerika Ühendriigid on täis. Iisrael, miks Trumpi rakendustega kinni hoitakse? Seda ei ütle meie. Ameerika terrorismivastase võitluse juht Tulsi Gabaradi alluvuses astus tagasi mees, kelle naine suri Iraagis, öeldes: mina ei nõustu selle sõjaga. Iisraeli lobigrupp on põhjus, miks meid sinna veeti. Nii et see ei ole minu öeldud, seda ütleb Daniele Moro. Seda ütleb kõrge Ameerika terrorismivastase võitluse ametnik. Ta oli asejuht või juht, nii et me räägime väga kõrgetasemelistest Ameerika luureteenistuse tegelastest. Lähme edasi, see osa on huvitav. Viimastel päevadel toimus lõhe, kuid alles viimastel päevadel see plahvatas. Need tagasiastumised, mida Mirko mainib, on selle loo kõige avalikum osa. Kolossaalne lõhe maagide maailmas. Seega lihtsustatult öeldes Ameerika parempoolses leeris üks osa jääb ajalooliselt Iisraeli-meelseks, teine osa on läinud täiesti vastupidises suunas. Nad väidavad, et seisavad silmitsi juudi vabamüürlaste vandenõuga. Kõige tuntum, keda paljud teavad, on Tucker Carlson. Lõhe on väga tugev. On lõhe mitte ainult paremtsentristide seas, vaid ka, ütleme nii, vasaktsentristide seas, isegi demokraatlikus parteis, kui rääkida Iisraelist. Ja väga huvitav on see, et lõhe on ka põlvkondlik. Noored vabariiklased kipuvad eemalduma traditsioonilisest solidaarsusest, mida vabariiklik partei on Iisraeli suhtes näidanud, ning võtavad vastupidiseid seisukohti. Sama asi demokraatlike noorte seas. See lõhe on seotud ka teise aspektiga. Mirko, sina oled selle juba Iraani sõja esimestes päevades peale märganud. Osa maagilisest maailmast ütles Trumpile: sa käskisid mul sinu poolt hääletada, sest vastasel juhul võimule jääksid Biden, Obama ja Harris ning algaks 3. maailmasõda. Lubasid, et sõdu ei tule, kuid 14 kuuga oled alustanud 8 sõda. Ta käis isegi Nigeerias pommitamas. Mitte ainult seda, vaid tõsine asi on see, et seekord, ja see ongi teema, millest me täna räägime, oled sa sattunud konflikti, millest mitte keegi maailmas ei oska öelda, kuidas sa sellest välja tuled. Ja vaadake, see kohtumine, millest me enne rääkisime 1,5 tundi tagasi, jättis mulle mulje. Esimene ei tea, kuidas välja tulla, ainult tühi jutt. Mina olen kõige targem ja ilusam nagu tema. 3. punkt, mis on sellega väga seotud. Vants oli juba kadunud, kui te mäletate, sellel laupäeva õhtul, kui toimus operatsioon Venezuelas, kus nad korraldasid selle omamoodi mini-tippkohtumise Mar-a-Lagos. Kui te vaatate neid pilte, siis seal on taga kaardin, 4 paneeli, et püüda Valget Maja matkida. Nii et see kuulus foto Obamast, Bidenist, Clintonist öösel, mis tegelikult oli pühapäev, umbes kell 10 õhtul Washingtoni aja järgi. Ma jälgisin seda. Sealt muide peaaegu reaalajas Bin Ladeni tabamine. Juba Maduro operatsioonis Vance ei olnud kohal. Neil nädalatel pole ta ikka kohal.
Te ilmselt nägite täna hommikul, et uudised Pakistanist ütlesid, et võib-olla mees, keda meie pakistanlased peame kõige sobivamaks iraanlastega vestlemiseks, võiks olla just Vance. Täna õhtul mainis Trump ka teda, aga oletame, et ta nimetas, et oleks selge 10 nime. Rubio, Kushner, Wittkok. Ta ütles 2 korda, seal on ka Vance. Aga ta ei olnud kohal, tähelepanu. Minu mulje ausalt öeldes, ma ei ole vandenõuteoreetik. Oma kogemuse põhjal on see, et see lõhe on endiselt olemas. Mõned küsitlused eelmisel nädalal näitasid, et umbes 15% Trumpi valijatest ei ole selle operatsiooniga nõus. Vähem kui mina. On olemas Vance'i valik, arvestades tema otsuseid. Ütleme nii, et Vance oli oportunist. Ta ütles, et Trump oli Hitler, ta ütles seda 5 aastat tagasi. See pole nii, et tema nähes asja kokkukukkumist. Ütled, jah, mina astun vastu. Vabariiklased. Pärast, neil on. Kandidaat, kes pole end läbi põlenud. Aga absoluutselt, jah. Olen sinuga nõus, see on põhimõtteline valik ja järjekinglus. Sina ütled, et hoopis Trump on meelt muutnud, mitte mina. Mina esindan seda maailma. Ja ütleme, et 15% valijaskonnast, 85%. Ka sellepärast Vabandust, Daniele. Saad esineda kõva mehena ja öelda, et oled magapärija. Aga nii see ongi. Nii see ongi. Nii et see, mida me püüame selgitada, tähendab, et selle enamuse sees, mis viis Trumpi valimisteni, on teemad, milles enamus on lõhestunud. Üks on Iisrael, teine on Epsteini juhtum. Tuletan meelde, et Trump oli sunnitud parlamendi poolt ütlema sõna osa ülimalt tsenseeritud Epsteini dokumentidest. Sest vabariiklastest valijad ütlesid oma esindajatele. Aga te tegite kogu valimiskampaania nii, et kui me teid valime, tulete võimule, avate sahtlid ja te pole seda teinud. Nii, ja nüüd on sul 3. teema. Need on MAGA ehk siis 3 põhiküsimust. Sellepärast ma rõhutan, ärge alahinnake. Epstein, sellest räägitakse vähem, aga see ei tähenda, et jumala viha ei podiseks potis. Lisan veel, et tõsine olukord Londonis puudutab nii Starmerit kui ka kuningat. Kuningast kirjutas üks parimaid uurivaid ajakirjanikke inglane Andrew Lawney, kes on Ühendkuningriigis sama tuntud kui Mike Wolf Ameerika Ühendriikides. Need 2 on selle juhtumi parimad ajakirjanikud minu arvates. Epstein Lawney avastas, et 12 miljonit naela, mille endine prints Andrew maksis sellele tüdrukule, kes hiljem enesetapu tegi, ei andnud ainult kuninganna, nagu kõik olid aastaid arvanud, vaid 12 miljonist pani 2 miljonit. Praegune Inglismaa kuningas siis, kas sa nägid, et tema kaitses oma poega selle juhtumi puhul? Ei, sina teadlikult. See tähendab, sul olid kõik vahendid, et teada, et Epsteini skandaal on tohutu skandaal, milles minu arvates paljud inimesed siiani üksteist šantažeerivad. Mul on sulle küsimus. Milline on Vance'i tumeda patroon Peter Thieli seisukoht nende sekkumiste suhtes? Viimase puhul on tegemist 2 jamaga, et veelgi rohkem Palantiri edendada. Me nägime seda Palantiri vastases kõnes. Kuidas see nimi oligi? Anthropic ja nii edasi, erinevad kokkulepped Pentagoniga ja muu selline. Peter Thiel võiks Anthropicu kõhklustest kasu saada. Sellest oleme rääkinud tehisintellekti otseülekannetes Barbatoga. Kui palju mõjutab Peter Thiel Vance'i jutte? Ta oli ju tema mentor ja Peter Thielil on ka omad ideed. Igatahes, ma soovitan seda sulle. Minu arvates tuleb oodata paar nädalat, et näha, kuidas olukord areneb. See küsimus on huvitav, ma polnud sellele mõelnud ja see on huvitav ühes mõttes.
Te peate ette kujutama, et Valge Maja on lihtsalt ajalooliselt see, mida võiksime nimetada võimukeskuseks. Võimukeskused ei ole ainult suured kapitalistid, vaid ka ametiühingud, teatud administratsioonid, aga väga mõjukas on näiteks juudi lobi American Israel Public Affairs Committee, ajalooliselt väga tugev ja nii edasi. Minu arvates on võimustruktuuri sees tekkinud lõhe, mis Trumpi ametisse astumise päeval oli veel täiesti ühtne. Kõik teda aplodeeriti. Ehk minu arvates on midagi varjatult toimumas, mis puudutab ka seda, mida võiksime nimetada Ameerika uueks majanduseks. Viimastel nädalatel on keegi olnud liiga vait. Ma rõhutan ka nende väga võimsate nagu Till, Musk, Hyundai puhul. Viimaste päevade vaikused räägivad rohkem kui paljud avaldused. On palju inimesi, kes ootavad, et näha, mis juhtub. Leonardo selgitas enne ühte. Võib-olla kolleegid käituvad veidi kummaliselt. Peale Palantiiri, mida kasutatakse tehisintellektina ja mis on konfliktis kaasatud ja nii edasi. Siis asutas ta koos Lukiga sisuliselt Anduriili. Ta on kinnisideeks saanud sõrmuste isanda teemadest. Palantiir, Anduril, Aragorni lääne leekiv mõõk ja nii edasi. Praegu üritab ta just neil tundidel asendada Silicon Valley panka Ereboriga. Grotto soovib laieneda sõjaväehangetesse, tehisintellekti valdkonda, kus ta juba tegutseb, ning nüüd ka pangandussektorisse. Absoluutselt, jah, ma mõtlengi seda, et Valge Maja on võimulolijate tööriist. See ei ole nagu teistes riikides, ma ei tea, Prantsusmaal, kus vabariigi presidendil on sageli tohutu mõju riigile kuuluvatele ettevõtetele, avalikule sektorile ja nii edasi. Valge Maja on lihtsalt kapitalistide omavaheliste võitluste tööriist. Uskumatult võimsad. Toon teile näiteks ühe ettevõtte, mida kõik teavad, Coca-Cola. Kui te näete, milline on Coca-Cola lobitöö Washingtonis, aga see kaalub 100 korda rohkem kui Ameerika Ühendriikide president. Aga kui nad proovisid suhkrut vähendada, aga sa pead nägema, mis need lobigrupid on, ehk siis kogu maailma kapitalismi võim ei sõltu Trumpist. Tema püüab mõjutada otsuseid, antud juhul Pentagoni või Ameerika finantsi. Nii et sul on kindlasti kokkupõrked. Ehk siis Trumpi toetanud leer on ka selles olukorras minu arvates palju vähem ühtne, sest igal ühel on oma huvid. Nad on ka konkurendid, ehkki nad olid ühtsed Trumpi toetamisel, kes tuli üritama Euroopat hävitada. Sööb leiba reetlikult. Aga tegelikult on neil tohutud kapitalistlikud huvid, ütleme nii, mille üle käib see vastasseis. Võid olla Trumpi sõber või vaenlane, kuid lõpuks on sinu huvid ikka sinu omad. Seega, et midagi juhtub, ka nende sündmuste valguses ma ei välistaks seda. Läbirääkimised käivad, kuid ma ei tea tingimusi. Kui Trump ütles, et neil oli tulemuslik kohtumine, siis teised väidavad, et ametlikult seda ei toimunud. Võib-olla rääkisid omavahel teise või kolmanda taseme inimesed. Ma ei tea, miks Witkoff ja Kushner relvarahumehhanismiga tegelevad. Millistel alustel, kui nood ütlevad, et mingit vestlust ei toimunud muuseas? Trump ütleb 5 päeva, teised 6 aega ja paluvad kokku leppida ning olla ühel meelel. Ma ei küsi liiga palju, natuke järjepidevust, vähemalt selles osas, mida edasi viia, sest muidu on igal ühel oma päevakord. Siis ütled, et võib-olla on iraanlased segaduses ja ma usun seda. Üks ütleb üht, teised ütlevad teist. Tõesti, 6 aega oli tuld. Aga samas tuleb võtta 5-päevane.
vaata juhuslikult, mis päeval see lõpeb. jah, ma tean, nädala lõpus, ära ütle mulle. Aitäh! See tähendab, kui merejalaväelased saabuvad, tubli Leonardo. keegi kontrollis, et nad lõpetasid ründamise. täna on teisipäev, pühapäevani on 5 päeva, vaata ise. Kasutan juhust, sest me panime mõned asjad valmis, mida tahtsin õigel hetkel välja tuua. Aga on ka tore, kui asjad sünnivad spontaanselt. Me ütleme seda alati. kõik rünnakud, mis toimuvad nädala lõpus, vaata ise viimastel päevadel. Vaata alati elu juhuseid. Mis te arvate, millele Ameerika sihtmärgid on keskendunud viimastel päevadel? Oleme näinud palju videoid raketisüsteemidest, lennukitest, laevadest, Jolte. Õige, arva ära ja mõistatame. Aga millised on olnud viimase 3 päeva jooksul ameeriklaste ja iisraellaste pommirünnakute ja raketirünnakute koondumised? Maavägi, niisiis. Juhuslikult. Maavägi. Ja vaata, kui juhuslikult. Ka saartel, mis oleksid just need, ütleme, kõige enam avatud. Ei, see pole harg. See ei ole karg. Ei, see ei ole karg. Karg on hullem. See pole kärg, vaid kärg. Need alad on Iraani poolt okupeeritud, kuid emiraadid nõuavad neid. Huvitav on jälgida viimaste päevade arenguid, kus on tabatud mehhaniseeritud vägesid. Seega neid, mis võiksid kiiresti sekkuda, samuti kaugemal asuvaid vägesid. Hormuzi väinas. Merejalaväelased liiguvad edasi. 5-päevane paus langeb nädalavahetusele. Maavägesid pommitatakse samal ajal. Selle nägemiseks ei pea sul olema mingit võrulampi ega erilist maitset. 1-2 amfiibrühmast, näeme seda ka sertifitseeritud satelliidipiltidelt, on jõudnud Dekogarsiasse. Seega pole need ainult kuulujutud. Ameerika Ühendriikide allikad mainivad ka valmisolekusse seatud õhudessantdiviisi. Siin võiksime avada suure arutelu. Selle operatsiooni mõte seab kõik ohtu. Minu arvates võib sellel olla ainult üks mõte. Just nimelt mõnel saarel Ormusi lähedal põhimõtteliselt. Aga see jääb siiski millekski, mis võib avaneda. Pandora laegas, mis jätab sind toppama teadmata ajaks. Ei ole sugugi nii iseenesest mõistetav, et nende saarte avamine võimaldab tsiviiltransiidil Ormusi väinas rahulikult liikuda. Vastupidi, mulle tundub, et väljapääsu otsides riskivad nad veelgi sügavamale auku sattuda, kui nii võib öelda. Ja riskivad meidki sinna kaasa tõmmata. Kus ka ei libisenud mööda. Anti Access mullidest ja Redeniali omadest. Oletame, et kõik läheb hästi, maandumine õnnestub, istutused on suurepärased, kuid Diormus jääb siiski ulatusse. Seal on miinid, seal on droonid, sa ei saa luua 100% turvamulli, et seda uuesti avada. Lisaks oleksid need samad merejalaväelased saartel, mis asuvad mõnekümne kilomeetri, vahel isegi vähem kaugusel kaldast, kui just ei plaanita seda turvata. Keelata Iraani relvajõududel rannajoone kasutamine. See tundub mulle midagi sellist, mida isegi Trump oma kõige lõbusamal päeval ei suudaks öelda. See tundub mulle tõesti väga riskantne. Siil on merejalaväeüksused, kes hõivavad saared, panevad üles pildid ning paigaldavad õhutõrje ja droonivastaseid süsteeme, et ennetada rünnakuid. Isegi ainult radarid on kasulikud, et natuke rohkem aidata kaubalaevastiku kaitset. Kuid nüüd jääb see jälle uueks ja hiiglaslikuks sihtmärgiks. Ehk siis need samad merejalaväelased, keda võib pommitada isegi suurtükiväega, rääkimata relvade valikust, mis on tõesti odavad. Tuleb öelda, et me nägime A10-eid, superhorneteid isegi ründamas otse rannikul. Mõnes piirkonnas näib neil olevat lausa selline vabadus, jumal küll. Minu arvates on see siiski üsna ohtlik. Sest Manpadide õlal kantavate rakettide oht, ma ei usu, et seda oleks võimalik täielikult neutraliseerida. Isegi mitte kõige... Mina arvan, et targem oleks need tüübid saarelt kinni võtta ja neid korralikult pitsitada. Sest neid pole. 2000 Urmusi väina
väikestel saartel. Kes takistavad neil seal segadust tekitamast, droone tulistamast ja nii edasi? Tegelikult võiks seal isegi vägesid kohal olla. Iraanlaste arvates on see ajaraisk, sest seal on raske varjuda ja neil on lisaks droonidele ka muid meetodeid. Räägime ka miinidest, sest see teema on palju spekulatsioone tekitanud. Wall Street Journal kirjutab 1013 miinist, mis juba koha peal olemas. Oleme näinud, et iraanlased on lubanud mõnel Hiina, India ja Venemaa laeval läbi sõita, küsides iga läbipääsu eest 2 miljonit. Sõites väga lähedalt nende rannikule, kui seal on miinid, siis ma ei tea, kas need on valikmiinid, ma ei usu, et nad suudavad. Ma arvan, et nad on selle piirkonna miinidega katnud. See on peamine koridor, mis kulgeb sealt suure Kashmiri saare alt kuni poolsaareni. Marsruut läbib meie rannikut üsna lähedalt, minu arvates. See on näha ka vähestest laevadest, mida nad läbi lasevad. Nad paigaldasid miine ja ründasid valimatult sihtmärke peakoridoris, milleks nad valisid väina kõige laiem osa. Kui vaadata jälgimissaite, on see väga lihtne. Mõnes ajalehes avaldatakse ka trajektoor. Need vähesed laevad, mis on läbi lastud, liiguvad, nagu te ütlesite, peaaegu nende rannikule väga lähedal, piirkonnas, kus nad saavad need isegi peatada. Või vähemalt visuaalselt kinnitada, et need on need laevad. Seetõttu on minu arvates neil lihtne mitte miinida väina ranniku lähedast osa. Ja kui mõni tabatav laev peakski proovima läbi pääseda, siis nad saaksid selle hõlpsasti tabada terve rea miinidega. Samal ajal neid miine, mida te siin näete, mõningaid mudeleid, saab vabalt kasutada peamises lõigus, mis on rannikust kaugemal. See piirkond on Iraanile raskesti kontrollitav ja laevu on seal raske tuvastada, mis tõttu tuleb neid täielikult ja indiskrimineerivalt tabada. Rai võimsad vahendid suutsid leida need, kes läbi lähevad. Täpselt näete, läbipääs peaks olema lausa Keshme saare lähedal ja põhja pool seda väikest saart, mida nimetatakse Larakiks. Kui ma ei eksi, asub see otse Iraani rannikul. Ega ole enne sõda kasutatud kaubalaevade koridor, vaid uus koridor. Nad mõtlesid selle just praegu välja, et Iraani relvajõud saaksid selle tuvastada. Miinid, muide täna või viimastel päevadel tundub, et on ilmunud esimesed märgid nende paigutamisest. Jah, siin on täpselt näha, kui sa natuke tagasi lähed, Mirko. Need punased laevad liiguvad otse Bandar Abbasi alt mööda. See ongi uus koridor, mille nad on avanud kõigile, kes tahavad Iraaniga kokkuleppeid teha ja läbi minna. Samas kui peamine koridor oli veidi põhja pool Kasaabist, sisuliselt veidi põhja pool poolsaart. Ja seal, vabandust, sest see marsruut on nii lähedal ja minu arvates on see täpselt õige marsruut. See on nende jaoks õige, kuna see on lähedal ja selles ollakse kindlad. Minu arvates Iraan ütleb, et tehke nendega kokkulepped, kui tahate läbi minna, kuid tegelikult nad ei usalda. Kui sa ei maksa, tulistan sind ja pead läbima nende kontrollitavate 2 saare kadalippu. Sa ei saa meid petta, isegi kui teeskled, et oled keegi teine. Olen näinud jälgimissaitidel, et mõned laevad kirjutavad end hiinlasteks, kaabiga. See tuli välja, nad muutsid nime ja ka tüüpi, automaatne identifitseerimissüsteem, identifikaatorit, kirjutasid, oleme hiinlased, meeskond on hiinlane ja tegelikult alati nii ei olnud. Nii et selliseid asju juhtub ikka. Nüüd võtame seda naljaga, aga tegelikult pole siin eriti millegi naljakat, sest lõpuks on need ikkagi nende laevade meeskonnad. Kindlasti ei ole nii, et nad lihtsalt annavad selle edasi. Jah, sel perioodil tekivad ka sellised mängud seal piirkonnas ja see ongi üks viis, kuidas nad liiguvad nii lähedalt, et vältida pettusi. Iraani vaatenurgast. Kuidas on võimalik, et need Ameerika liikumised, raadio- ja raketitõrjesüsteemid ja nii edasi said Iraani poolt tabamuse? Nad polnud juba kuid seal käinud. Pealegi radareid ei ole olemas, need on avatud. Radarid on tohutult suured rajatised. Nagu varem otseülekannetes mainisime, puhkes sõda võimaluse tõttu. Sel hetkel olid nad koos, ilmselt pidid nad selle enne plaanimist tegema, need olid juba tühjad, baasid olid olemas.
Neil oli siiski minimaalne personal, kuid tõenäoliselt just seetõttu, et seal oli minimaalne personal. Ei olnud aega turvaliselt ära viia seda, mis oli, ütleme, platsidel selles mõttes. Need pole nii tähtsad sihtmärgid. Hullem oleks kaotada tädi või statsionaarsed radarid, mis maksavad miljardeid. Mõnel juhul, näiteks Araabia Ühendemiraatides, olid taadi radaritel siiski pettemanöövrid olemas. See tähendab, et iga taadi radari kohta igas baasis peaks olema üks võltsradar. See oli satelliidid nähtav mõnes hiljem rünnatud baasis. Aga siiski lõpuks tundub, et nad suutsid tabada seda päris radarit. Nendes juhtudes siis... Kui teid väga huvitab satelliidipiltide vaatamine ja nii edasi, siis soovitan Epic Fury mappi X-is, kes on teinud suurepärast tööd, pannes kokku kõik geolokatsioonid. Seda jagavad ka paljud teised, sealhulgas isegi mõned ettevõtted, mis toodavad satelliidipilte. Nad on teda kiitnud, nii et kui soovite jälgida, saadan selle vestlusesse. Siia postitatakse praktiliselt iga päev peamised asjad sündmuste kohta. Ütleme siis nii, et kontrollitehnikud, kui kerite allapoole, nagu näete, on kõik satelliidipiltidega enne ja pärast, nii Iraani kui ka teiste riikide kohta. Siin saate teha võrdluse, et näha, Xaiseti baas sai pihta, siin leiate vastukontrollid koos kõigi tõenditega. Võrdlus saate teha, siin polegi palju öelda. X1Z sai pihta, siin leiate vastukontrollide kontrollid. Saate teha lääne keskstaabist, mis näitab hävinguta. See on Xüütsi kohta, leiate vastukontrollid koos kõigi kontrollidega. Nagu näete, ka Abu Dhabi mõjutatud andmekeskus püüab võrrelda, et näha, kas Xüüsi oma sai pihta. Leidke vastukontrollid ja satelliidipildid, samuti videod. Ma märkasin, et paljud teevad selle kallal koostööd, sealhulgas Geolocalized ja teised. Siin on kogu vastukontrolli lugu, saate võrrelda, kas siin on pihta saadud. Võite seda teha Misar Visioni vestluses. Teen siiski kommentaari. Olge ettevaatlikud, eriti X-is, kus ta hiljuti blokeeriti, kuid tal oli Misar Visioni profiil. Leiate selle Hiina ettevõtte, mis avaldab satelliidipilte ja mõnikord tegelikult satelliidipilte. Mitte ainult satelliidipilte, vaid satelliidipilte. Sageli koos kommentaaridega, koos kontrolliga. Võite võrrelda, et näha, kas see on tabatud, need on samuti uuesti avaldatud. Misar Visionist, kuid tahtsin öelda, olge ettevaatlikud, sest originaalne on Misar Vision. Ütleme siis lääne sotsiaalmeedias, nimetagem neid nii, on olemas ka Hiina sotsiaalmeedia, mida nimetatakse Weibo või igatahes hääldus, loodan, et see on õige. Ja te ei saa teha ühte. Mõned avaldavad pilte uuesti ja on hea allikas. Olge ettevaatlikud, sest mõnikord on võltskontod, mis väidavad, et võtavad pilte Misar Visionist, kuid need pole ehtsad. Üks neist levis eelmisel nädalal väga palju, et näha XYZ tabamusega leiti vastukontrollid võrdluseks iraanlasega. Rünnak oli tõeline, kuid pilt mitte. Sest radaripildil poleks pilved nähtavad. See oli juhtum, kus Misar Vision Swissi ametlikuna näiv konto avaldas selle ja bänniti. Selgus, et konto polnud ametlik, kuid sõja algusest oli see väga jälgitud ja võib-olla oma kategooria enim jälgituid. Olge tähelepanelikud, Kontroverifika pakub alati vastukontrolle. Saate teha võrdluse, see on olemas, leiate selle ja jõuate algse postituseni Kontroverifika kontol. Tanto questa è una mappa che mette in grafica. Saate ühe. In verde ci sono gli attacchi. XYZ sai pihta,
leiate vastukontrollid Controverifica juures. Siin saate teha võrdluse, vaadata, ta sai pihta. Tsitsibaas, ameeriklaste oma. Ja see on Iisraeli vastutusala. Siin leiate vastukontrollid koos botetega. Võrdlus on Trump. Me teeme tööd, aga kui sa vaatad, kui palju pommitamisi on tehtud riigi loode osas võrreldes lõunaosaga, siis on selgelt näha, kes on rohkem panustanud. See on suur pingutus iisraellaste poolt, arvestades, et nad kasutasid üle 200 lennuki, umbes 280-300. Ja pane tähele, kuidas Iraani vastused on suunatud Iisraeli vastu. Need tulevad tagasi. Eriti viimasel ajal on seda näha. See on mõjutatud, võite teha vastukontrolli, saate võrrelda, et näha. See on mõjutatud, leiate vastukontrollid, tehke vastukontrolli. Saate teha võrdluse, see on mõjutatud, leiate vastukontrolli, tehke vastukontrolli. Tahtsin ühele asjale tähelepanu juhtida. Siin räägime 2 erineva riigi territooriumi jagamisest. Kes jagavad piirkonnad ära ja kellel on ka teatud koordineerimine. Aga kui kaua nad selle operatsiooni kallal töötasid, küsin. Ma ei tea, sest pole lihtne kõiki neid operatsioone planeerida ja lõpule viia. Vältides konflikti ja tulistamist. Liitlased, vältides samade sihtmärkide 2-kordset tabamist. Ma mõtlen, kui kaua nad olid sellise koordineeritud operatsiooni kallal töötanud, sest see oli ülimalt koordineeritud juba esimesest hetkest alates. Elektroonilise sõjapidamise, raketirünnakute ja 2 riigi õhurünnakute kaudu. See pole asi, mida korraldatakse järgmise nädala jooksul. Just, sellepärast need ei kattu, välja arvatud siis, kui sekkuvad B2 Spirit, Spirito. Kui pommitajad ja hävitajad kattuvad, teevad ameeriklased selle, mida iisraellased ei suuda. Aga mis puudutab klassikalist õhuoperatsiooni, olgu see suppression of enemy air defenses, destruction of enemy air defenses või muu, igalühel on oma vastutusala, nii et nad jagasid piirkonnad ära, et vältida probleeme. Ja huvitav on märkida, et enamik õnnetusi juhtus ameeriklastega, nii omatule kui ka tehnoloogiliste õnnetuste mõttes. Kui iisraellased oma juhtumeid täielikult ei tsenseeri, siis meie sellest ei tea. Räägime nüüd sellest, mis juhtus F-35-ga, sest üks asi on rääkida lühidalt, aga hoopis teine asi on siis, kui on rohkem aega arutada. Inimesed norivad kogu aeg, mitte nii, et mina tegin selle F-35 lüviklippi. Oh jumal, iranlased võidavad isegi siis, kui nad oleksid selle alla tulistanud, aga nii ei ole. Aga miks see on ajalooline? Huvitav on kõigepealt paar tehnilist asja välja tuua. Tavaliselt, kui iraanlased näitavad allatulistamise videoid, näiteks Reaper droonidest ja nii edasi, näitavad nad sulle videot täielikult. See tähendab, et raketi väljalaskmisel tabab see sihtmärki, sihtmärk süttib ja muutub tulekeraks, mis jääb pidevalt kaadrisse. Huvitaval kombel videos, kus näidati meile F-35, lõigatakse see aga mingil hetkel järsult ära. Kui ma tabaksin 5. põlvkonna lennukit sõjas Ameerika Ühendriigid või Iisraeliga, tahaksin seda kindlasti näidata. Mitte ainult filmida, vaid ka otsida tükke, mida näidata. Ei, seda pole siiski juhtunud. Palun, Leonardo. Tahab video täidata. Jah. Nii et video näitab infrapunakaameraga tehtud võtteid. Nüüd ma näitan teile. Näete? See on siin. Videot pole kontrollitud ega autentne, kuid proovime midagi aru saada. Nii, seda võrret oleme juba näinud teistes pealtkuulamisvideotes, mis hiljem osutusid tõelisteks. Puudub kontekst. Asukoht, lennuki kiirus, kõrgus, midagi pole teada. Nagu näete, puudub viitenumber ja see on kontekstist väljas. Pealtkuulamine toimus ilmselt varasel pärastlõunal.
näete termokaamerat ja kuju, mis sobib F-35-ga. Näeme ka tagaosas niinimetatud pluumi ehk F-35 mootori soojusjälge, mis jätab endas siiski märgatava jälje. Ja siis toimub tõkestamine raketi abil. Näete, et see on joon, mille taga on justkui suitsuvine. See on raketimootori infrapunajälg, võime mõelda. Lühimaa infrapuna juhitavale õhk raketile. Siin näeme leegitsevat sähvatust, mis on plahvatuse infrapunajälg. Lõhkepeast kindlasti on tegemist killu lõhkepeaga, mis tabab just väljalaskeosa. Seega tundub, et tegemist on tüüpilise infrapuna juhitava raketi tabamusega. Pane tähele, et siin näed mootori klassikalist väljavasketoru, millele lisandub veel üks külgmine. See võib olla kütuse, õli või mingi muu leke. Siin paistab tõesti, et midagi on juhtunud. Näitan klassikalist videot sama võrguga. Aga vaadake erinevust iga kord, kui neid videoid näidati. See on drooni allatulistamine, ma arvan, et järsk või Iisraeli droon. Pane tähele, et nad näitavad sulle kogu videot. Nad jälgivad sihtmärki ka pärast tabamust. Näitavad, kuidas see kukub, põleb ja nii edasi. Seega on meil poolkinnitus Ameerika poolelt, kus öeldakse, et F-35 pidi hädamaandumise tegema. Piloot on vigastatud, vigastused sobivad šrapnelliga, tõenäoliselt sellest Iraani süsteemist, mis kahjustas F-35, aga see ei suutnud. See toob välja meie jaoks uued asjad ja on vastupidav. Jah, see on loogiline, sest kui me vaatame kõigi kaasaegsete lennukite tagaosa, siis tüüsi juures on see külgedelt kaitstud, varjestatud just selleks, et kaitsta kuumuse eest. Üllatav on, et F-35 ei lase välja vastumeetmeid, ei manööverda, ei lenda ega kasuta soojuspeibutisi. Saab raketiga pihta. Väljalasketoru varjestus kaitseb lennukit. Ajalooliselt on hävitajad baasi tagasi jõudnud killust kahjustatuna, välja arvatud A-10-ded. Seda on siiski harva juhtunud. See võib kõigiga juhtuda. Ta peab vastu. Jah, see on võimalik, me ei teadnud, aga tema ehitust arvestades võib seda oodata. Tuleks näha, mis täpselt ja mis seisukorras maandus. Miks F-35 nii madalalt lendab? Tõenäoliselt tuli üks neist väikestest veokitest kuskilt välja, märkas teda, tulistas ja tal polnud isegi aega reageerida. Ei mingit varajast hoiatust ega midagi sellist. Miks F-35 nii madalalt ja vaikselt lendas? F-35L on isekaitsesüsteem Distributed Aperture System. Distributed Aperture System, need on andurid, mis kattavad 360 kraadise ala, ma arvan, neid on 6, mis jälgivad kõike, mis lennuk ümber toimub ja mille eesmärk on tuvastada lähenevaid rakette. Alati on vahe teooria, praktika ning polügooni ja tegeliku maailma vahel. Mida me sellest teame? Kui piloot sai viimase tunniga 50 häiret ehk tüdinesta ja 51. polnudki vale häire või siis, veelgi lihtsamalt, süsteemi rikke või tundis ta end lihtsalt rahulikult. Tuletan meelde, et üks F-117 lasti Serbias alla mitmete vigade ja ebaõnne tõttu. Miks see ei võiks olla üks neist juhtumitest? Veel üks F-117 sai viga ja visati maha, kuna parandamine polnud võimalik. Nii et sõda toimib ühtemoodi, polügoon teistmoodi. Teooria ja praktika erinevust saame võib-olla teada alles mõne aja pärast. See lugu meenutab, et 5. põlvkonna stealth-hävitaja pole puutumatu. Ta ei ole immuunne alla tulistamise, kahjustamise, mitte millegi, vea ega rikke suhtes. Varem või hiljem pidi juhtuma, et F-35 lastakse alla nende kasutusmäärade ja nende kiirguste juures. See võis olla ka planeerimisviga. Nad arvasid, et ala on puhas ja saatsid selle madalale. Võimalusi on tuhandeid.
Stealth-tehnoloogia on nagu mootorratta kiivri kandmine. See kaitseb su pead, aga mitte ülejäänud keha. See pole võitmatu soomus. Tehnoloogiat ei tohi üle müstifitseerida, ka 5. põlvkonna oma. See on tassi skeem. Ma ütlen lihtsalt seda, peame olema realistid, see võib juhtuda. Ma luban seda öelda teadmata nende väljalendude arvu võib-olla kõrgustel, kus risk on olemas. See võib isegi olla edulugu F-35 kasutamises selles konfliktis. Meie ei tea, kas nad teevad sadu ja sadu väljalende kõrgusel, kus nad on tegelikult nende infrapunasüsteemide suhtes haavatavad. Võib-olla võib isegi kahjustamine olla edulugu või vastupidi, kui väljalende on olnud vähe ja tegelikult ongi neid vähe olnud. On selgunud, et vähemalt see lähenevate rakettide hoiatussüsteem ei tööta korralikult. Sellisel juhul ei pruugi see olla edu, aga ma tahan öelda, et mitte tingimata, ma olen nõus, mitte tingimata. Kas F-35 katastroof on käes? Ei. Ühe lennuki kahjustus seda ei tähenda. Tegelikult viitab kõik sellele, et selles konfliktis on palju väljalende. Lisan veel, et üks põhjus, miks hoiatussüsteem võib-olla ei töötanud, võib-olla just see, paranda mind, kui ma eksin, Leonardo, see ongi see, mis võimaldab termiliste peibutiste kõige tõhusamat kasutamist ja põiklemismanöövrite alustamist. Seega tuleb rakett aegsasti tuvastada, antud juhul on tegemist ilmselgelt raketiga, mis lasti välja siis, kui lennuk oli kas keskmisel või madalal kõrgusel. See pole veel päris arusaadav. Need raketid lendavad minu teada kuni 5 kilomeetri kõrgusele, seega on stardist alates vähe aega. Võib-olla ei olnud see lihtsalt selle konkreetse raketitüübi jaoks kalibreeritud, sest need on ikkagi Iraani päritolu relvad, mida on kasutatud. Ma arvan, et seni pole midagi juhtunud või peaaegu mitte midagi, välja arvatud nende droonide allatulistamine. Võib-olla meil puudub see termiline jälg, mida nende väljalaskmisel oodati ja mis on omane mõnele teisele Vene raketile. Seega võib see olla juhtum, kus saab lihtsalt sellest tõrkest õppida ja põhimõtteliselt tarkvara parandada. Lubage mul seda nii-öelda, et parandada tulevast tõhusust. See ei tähenda tingimata, et tegemist oleks süsteemiga, mis igal juhul ei tööta. Ei, täiesti õige. Ja võib-olla on see sama probleem, mis oli indiaanlastel seoses pakistanlaste poolt kasutatud Hiina PL-15-ga. Nad ei tundnud ära infrapuna ega radarallkirja. Kaasaegset seda polnud. Madalalt lennates võib selle ära tunda, kuid kui see jõuab sinuni 20 sekundiga, piisab. Vaatame teist punkti. Daniele Trump palus ameeriklastelt abi, siis ütles, et ta ei taha seda, siis et tal pole seda vaja, siis et nad teevad kõik ise ära, siis et nad ei tulegi. Ja nii edasi eurooplaste kohta. Euroopa ei soovi olla kaasatud ning oleme näinud, kuidas Trump on esitanud ähvardusi. Kui gaasi ei piirata, näeme, kas neile meeldib, kui võtame neilt gaasi ära. Ja ma ei tea, kas tema taga on see kurssi muutus, kus paljud laevad, mis olid teel Euroopasse, pöördusid hoopis Aasia turgude poole. Nii saame siis kaasata ka Eduardo ja Lanzara, kuna nad ei suutnud oma baase erinevates Pärsia lahe riikides korralikult kaitsta. Muide, nad küsivad endalt, kas need toovad turvalisust või hoopis probleeme, sest neid kasutatakse Ameerika rünnakute stardiplatvormina, mis seob neid rohkem kui kaitsed. Ma arvan, et sama küsimust esitavad endale ka eurooplased. Õnneks meie jaoks ei ole iraanlastel suurt võimekust Euroopat rünnata. Kuid üldiselt märkame, et ameeriklased sõltuvad üha enam nendest baasidest. Ma ei tea, kas poliitikud saavad aru, sest Trump ähvardab NATOst lahkuda senati nõusolekuta ja nimetab meid priiskajateks. Lõpuks keerleb kõik selle ümber. Talle on neid baase vaja. Seda on talle ka öeldud. Näiteks Saksamaa kantsler hiljuti ütles Merz talle, kas sa tõesti arvad, et saad meid solvata, ähvardada, šantažeerida või
meid ihaldada, sest see on suhe, millel on peaaegu skisofreeniline hoiak. See tundub, ütleme nii, banaanne. See ei ole Ameerika Ühendriikide presidendile kohane käitumine. Üldse mitte. Ameerika Ühendriikide ajalugu on täis presidente, kes on teinud vigu. See on üks asju, mida sa näed ka Ameerika podcastides. Ka täna hommikul tehti võrdlust Trumpi ja Bushi poja vahel. Ta käis päevi parlamendis püüdes veenda enne Iraaki ründamist. Arvestades, kuidas asi lõppes, oleks parem olnud, kui ta poleks kedagi veennud. Praegu on probleem sattunud olukorda, mis on juba 15 kuud olnud eurooplaste jaoks väga tõsine. Selles mõttes, et tema on juba 40 aastat järjekindlalt öelnud neid eurooplaste kohta käivaid asju. Leivamurdjad reetmisega. Meil on teist kõrini, me ei vaja teid, eurooplastel võib vaja minna mõnda sinu külalist. Ma olen sellest rääkinud, see pole mingi saladus. Näiteks kindral Kamporiniga, keda ma väga hindan. Tema ütles mulle, et Euroopal läheb enne iseseisvuse saavutamist vaja vähemalt 5 aastat. Nii et võtame 5 aastat perioodiks, tõenäoliselt läheb isegi palju rohkem kui 5 aastat. Trump teab, et ta võib meid lüüa ja meie talume seda. Me teame, et tema teebki seda. Ja kuni me ei suuda end ise kaitsta, peame sellega iga päev toime tulema, 2 või 3 korda päevas. Rääkisite Diego Garciast, tahaksin meenutada ühte asja, mis Itaalia meedias minu arvates on 2 silma vahele jäänud. Vaadake, juba aasta tagasi pidid inglased, kes on aastaid pidanud ÜRO korraldusel Diego Garciast lahkuma. Ütlesime seda alguses. Nad keeldusid andmast ja kasutada laskmast tol ajal. Vähemalt 1,5 aasta, mil Rubio oli andnud Ameerika Ühendriikide välisministeerium, oli andnud Londonile loa kompromisskokkuleppeks 99-aastase rendi kohta Diego Garcial, mis naaseb Mauritiusele. Sa ütled üht, aga pane end nende asemele, kes Londonis läbi räätisid. Kas sa siis leppisid ameeriklastega kokku lahenduse, mis säilitab näo ja mille järgi suveräänsus naaseb Mauritiusele? Tegelikult ei aja sindist keegi 99 aastaks minema, kuid hiljem võib keegi öelda, et oled idioot, et sellise kokkuleppe tegid. Hispaanlane ütleb, anna mulle Hispaanias baasid. Teine vastab, ei anna, sest sa lähed sõtta. Ja NATO on kaitseorganisatsioon. Ja sina ei saa neid baase kasutada. Trumpi vastus sel päeval ütles ta, ma tulen Hispaaniasse ja kasutan ikkagi Hispaania baase. Sul on terve rida poliitikuid, keda on alandatud, hästi koheldud, solvatud ja nii edasi, kes tegelikult on kõik ühes suures katlas. See on Euroopa, mida nimetatakse Euroopa Liiduks. Ainult mõnel teemal, konkurentsipoliitikas, rahvusvahelises kaubanduses, aga mitte kaitses, mitte välispoliitikas. Ma toon ühe näite, see võib tunduda lihtne näide, aga nii saame kohe aru. See on nagu Itaalia piirkondades piisaks sellest, kui üks näiteks Basilicata või Valle d'Aosta ütleks ei. Itaalia valitsus, välispoliitika osas me ei ole nõus ja sina ei liiguta ennast või sa ei liiguta ennast. Euroopa Liit sõltub tõesti ükskõik millisest 27 riigist. Ungari juhtum on eriti silmapaistev seoses abi andmisega Ukrainale, sest Ungari oli lõpuks detsembris sellega nõustunud ise mitte osaledes ega riske võtmata. Ja kuna valimised toimuvad 12 aprillil ning Orban püüab mitte pärast 16 aastat ametist lahkuda. Terrorirünnakust. Selleks, et tema võim suureneks. Sul on ikkagi 27 subjekti, kellel on suveräänsed õigused. Ma toon teile veel ühe näite.
Macron on pakkunud. Kaldume teemast kõrvale, aga soovin 2 tunniga lõpetada ja loengute teema lõpetada. Absoluutselt Euroopa kohta. Toon viimase näite. Macron pakkus mõnele riigile, näiteks Poolale, tuumakatet, kuni Prantsusmaa nõuab kohta ÜRO Julgeolekunõukogus. Ta ei anna seda Euroopa Liidule, sest see tähendaks, et Prantsusmaa ei soovi tõelist liitu. Räägime kiiresti Liibanonist, sest selles segaduses toimub palju rünnakuid ja vasturünnakuid. Tuletame meelde, et seekord kästi evakueerida kuni Litani jõeni, kui ma ei eksi, avastati see isegi. Et anda aimu palun, nii et see on olemas. See sõda, millest räägitakse vähe, on muu varju jäänud. Allora, kes jälgis 2 nädalat tagasi saadet Parabellum, mäletab, et ütlesime kohe, et on 2 strateegiat. Üks ameeriklaste ja teine iisraellaste oma. Mulle tundub, et ameeriklaste strateegia on takerdunud kompromissi otsimisse ja Trumpil on vaja see leida. Ma ei ole kindel, et iraanlased seda vajavad. Netanyahul on arved klaarida. Kaasa täht 47 aastat ajatollade režiimi, kelle peamine eesmärk on Iisraeli riigi hävitamine ja Hezbollah. Liibanonis, mis on nüüd palju hapram kui varem, kuid mis selles olukorras muutub suurepäraseks saagiks Lõuna-Liibanonis. Sest Iraanil on vaja oma probleemidele mõelda. Hamas on objektiivselt raskes olukorras. Hezbollahad on tugevalt tabatud, mitte otsustavalt, aga siiski oluliselt. Süüria sulges neile eelmisel nädalal piiri, aga peamine punkt on see, et ka Liibanoni poliitilises maailmas on osa šiiadest öelnud, nüüd aitab Hezbollahst. Meil on vaja, me tahame, meie inimesed, olgu šiiad, sunniidid või kristlased, tahame mõelda tulevikule kui Liibanonile. Ühelt poolt on Hezbollah raskustes, teiselt poolt on Netanyahu jaoks see tema elu suurim tehing, mis viib ta ajalukku. Tema arvates, kui tal õnnestub Lõuna-Liibanon tühjaks teha, siis ta teebki seda. Täna hommikul lasid nad õhku 5 silda Litani jõe peal, mida just näitasid. Mis on nende 5 õhku lastud silla eesmärk? Viid elanikkonna Litani jões põhja ja siis hävitad sillad. Sellisel juhul muutub põgenikel keeruliseks põhjast lõunasse tagasi tulla. Ka sellepärast, et nad ei lähegi sinna. Teisel päeval tabasid nad sisuliselt luure peakorterit. Juhtimiskeskust. Vaadake, milliste meetoditega, isegi kui ründad sõjalist sihtmärki, ümberringi on ka tsiviilelamud. Ja see on tõeline lammutamine. Täiesti see operatsioon sarnaneb 1982 aasta Galilea rahuoperatsioonile. Minu arvates on see selline operatsioon. Iisraeli avalik arvamus toetab peaaegu täielikult seda operatsiooni, nagu Iisrael ütleb. Kallid liibanonlased ja Liibanoni valitsus, te oleksite pidanud Hezbollah juba 20 aastat tagasi välja viskama. Liibanonlased, teil ei olnud julgust, jõudu ega vahendeid selleks. Nüüd on meil võimalus, sest praegu on Iisrael igal juhul isoleeritud. See on igal juhul avalik arvamus, mis peab ise hakkama saama. Ütleme nii, ka Ameerika Ühendriikides ei tasu alahinnata lõhet, mis seal toimub. Sealhulgas kriitikat Iisraeli suhtes, mis on Ameerika Ühendriikides väga tuged. Allora. Ja neid välja visata. Täna pärastlõunal ütles üks minister, vist Kats, peaaegu, et nad viskavad nad Itani põhja poole välja. Selle jätame endale. See tähendab, et me ei saada neid lihtsalt minema, võtame Hezbollah liikmed ja pärast seda, kui nad on ära saadetud, tulevad Hezbollah liikmed tagasi. Aga juba, kui me sellega tegeleme, on kiusatus suur. Siis on sul tõesti kohutav rinne Lääne kallas. Lääne kaldal
toimuvad sõjakuriteod, igasugused tsiviilisikud panevad toime kuritegusid palestiinlaste vastu, kuriteod, neid nimetatakse kuritegudeks, seda kinnitab ka Iisraeli avaliku arvamuse osa, sest selles küsimuses pole üksmeelt. Kuigi Liibanoni sisenemise osas on üksmeel olemas, siis läänekalda pidamises omamoodi sotsiaalseks tapamajaks puudub igasugune üksmeel. Nii et kogu see kombinatsioon minu arvates, teades, ma olen teda ka isiklikult tundnud, veetsin 2 tundi üksi Netanyahuga, kui ta oli Iisraeli suursaadik. Riiklikult on tegemist tegelasega, keda ei tohi alahinnata. Minu arvates on see tema eluvõimalus. Teda ei huvita, kuidas Iraani režiimiga läheb minu arvates, vaid teda huvitab öelda, okei, ma andsin Gazas kõva laksu. Ma olen jätnud mulje, et olen reetnud põhimõtte, et tema on alati olnud mees, kes tabas Iisraeli turvalisuse, makstes selle eest hinda. Kõige reaktsioonilisem paremtiib, rikkudes põhiseadust. Iga natukese aja tagant üritan mängu lõpetada. Siin ta üritab. Mul on tunne, et ka see juhtum kestab veel kaua, ehk siis pole rahu, pole lahendust. Jah, sest Liibanoni ühiskond, ka osa šiiadest on sellest tüdinenud. Tahan teile märkida, et täna hommikul saatis Liibanoni valitsus välja Iraani suursaadiku ning 10 Iraani luureametnikke ja töötajaid Liibanonis. Seega on Liibanonis olemas poliitiline tahe vabaneda mitte ainult Hezbollahst, vaid ka iraanlastest, kuid poliitilist jõudu selleks ei ole. See tähendab, et alternatiiv oleks uus kodusõda. Selle asemel, et riskida uue kodusõjaga, võivad nad hoopis anda Netanyahule võimaluse lahendada probleem, millega nad ise toime ei tule. Olgu härrased, tuleme paari päeva pärast tagasi, et anda värsket infot Ukraina sõja kohta, tõenäoliselt 27. kuupäeval. Muide, segaduse ajal ründasid ukrainlased Balti piirkonnas Vene süsteemi, mis haldas üle 1 miljoni barreli. See süvendab samuti kriisi, sest nad püüavad ilmselgelt vähendada venelaste kasumit, mida nad sellest kriisist võivad saada, arvestades hindade tõusu. Tänan kõiki meie külalisi, Leonardo Lanzara, Eduardo Fontana, Daniele Moro ja kohtume 27. kuupäeval, kui midagi hullu ei juhtu. Head ööd! Tere kõigile!